Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtle, see on üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Refi vahetushooaeg on käes ja sa tead, kus on kõige parem seda teha. Tän, kus sa vahetaksid refe? Mina vahetaksin enda refe garaažis. Täpselt. Ja garaažis on alati hea putitada. On ju putitamisooaeg. Võta garaaž näppu. Mis ja kui pärast autoga sõita tahad, siis tee seda alkoholi vabalt. Garaaž Hard Lemon. Zero. Jah. Väga hea. Hei, kallis Jänku, mine toeta Daniel Weinbergsi, tema tuuril, ta teeb stand-upi. Võib-olla oled näinud meie saates seda bossi, ta teeb ise muidu stand-upi ja naljavärki ka ja tuuri ja kust pileteid saab? danielweinbergs.ee ja see on siis rahutu tuur. Tule ka! Tule ka! Näeme saalis, ütleb Tän sulle. Näeme saalis. Väga hea. Tubli poiss. No ja ma esinen Õllesummeril, ma esinen Pühaärvel, Võsuranna festivalil. Vali üks, tule või vali kõik. Miks ma kann jälle? Energia, mis meil just vestluses oli, nüüd see on läbi. Nüüd teeme sellist pingutatud. See on veider. Et jah, et peab tegema, nagu nüüd tuleb, siis peab see huvitav vestlus toimuma nüüd. Nüüd hakkas, jah? Nüüd hakkas, jah. Okei, Rutsi reisid. Seda oled, ongi. Täiesti off. Väga hea. Tõnu oleks ka sitale. Meil asi siin 5. sekundil juba situmisest. Jängud on brand. No see oli rohkem Seidi Voogrepi saate. See oli jah, ta oli väga palju tahtis situmisest rääkida. Ja, ta oli mingi teema selle. Ilus tütruk räägib kakamis. Ilus tütruk. Miks on nutat? Seda ma tean. Nii hea. Ta oli teil viimati või? Ta oli üleelmine siis. Jah. Nüüd viimane oligi Jan. Nii et proovi seda follow'd. Seidi, Jan ja Sam. Jan ja Sam, jah. Meil ongi need 3-tähelised külalised käib praegu. See kõlab nagu mingi see väga halb, kellega sa vaatad, kellega sa tahaks peale teha, vaata, et see vali 3 inimest. Seidi, Jan ja Sam. Seidi, Jan ja Sam. Üks teeb liiga palju, teine ei tee üldse ja 3 on räägib Seidi. situmisest lihtsalt. Räägib see. Terve aeg. Rotationis lihtsalt, aga mul oli tegelikult täna kõht kinni. Mul täna oli koht kinni. Personal information. Tegelikult ma tunnen nagu rünnatuna, ma tahan enda mädapunnist rääkida. Ära räägi sina oma situ. Siis inimesed panevad kinni. Aga jah. Aga sa ei tee ise mingit, savu või jalg, sa oled mingi full karsklane, või? Ei, ma karsklane ei ole, aga ma joon ka väga harva. Ma jätsin nikotiini maha peaaegu isegi 2,5 aastat tagasi. Mul oli niimoodi, ma jätsin sügisel maha vist 2022 ja siis pool aastat läks mööda, ma sain reservõppe kogunemiskutse ja siis metsasuitsud ei loe vaata, siis ma tegin seal pool sigarellot ja siis ma sain aru, et see oli kõige suurem pettumus mu elus, sest ma ei nautinud seda üldse, isegi metsas mitte, sest tegelikult ei olnud raske, see rõki need, vaata nagu need ei ole rasked. Ehk see on nagu see KV suitsust kui. Ja siis ma tegin selle pool sigarellot ära ja siis see on nii hea, ma räägin nagu, et ma jätsin nikotiini maha ja siis sa paned samal ajal all. Ja iga kord, kui filmis keegi paneb toba ette, ma panen tupsu alla. Saada sama stimulatsiooni. Ja ma tahan seda sama simulatsiooni. Kui keegi on vee all, Tännu ja pingi kinni. See on nagu, see ei ole isegi 5D, see on 6D, sa ise elad selles karakteris. Ei, kui ma Sons of Anarchy lõpuni vaatasin, ma panin 2 karpi päevas. Seal oli nagu intensiivne 2 patti all. You're a fucking biker, mate.
aga ühesõnaga, siis ma jätsin maha selle ja nüüd ma ei ole nikotiini ei mingil moel teinud. aga siis ei ole pettumus. Pigem pettumus on nagu see, et sa oled pettunud iseendasse, et sa oled jälle pakk päevas. Või kas sa panid tupsu või panid toba? Ei, mul ei olnud sõltuvust. Ma tegin nagu sõpradega mingi nädalavahetuseti väljas võib-olla vahepeal, aga mul enda, võib-olla ma olen elus üldse ainult 2 pakki kokku ostnud ja need olid ikka pigem kaitseväe ajal. aga siis vist ei saa öelda, et sa jätsid maha. No võib-olla mitte, jah. See oli lihtsalt business as usual. Sa lõpetasid küsimus. See ei olnud kõige raskem sellest. Aga samas ma ütleks, no nagu mul kõik ikkagi sõbrad väga paljud nagu teevad, et see on nagu ikkagi nagu kogu aeg ümber, see on niisugune sotsiaalne thing ka ikkagi ja et nagu mingil määral ta oli raske ja no siis olid pulgad ka ülimoes, nüüd vähemalt, no nüüd siiamaani on, eks ju, nüüd on mingid vasollid asjad ja nendest ma ei taju väga enam midagi. Aga veip on nagu out. Keegi ei veibi enam väga. Veel mingi 3 aastat tagasi sa nägid nende tellistega tüüpe kuskil baari ees, vaat hipsterid, kes peab see pup, kus me näeb paar sõpra ikka on siuksed. Näeb välja nagu see mingi riigid lauaarvuti, kus igasugu mingi neoonvärvid, mingi asi pöörleb. Jahutussüsteemiga. Puhub välja mingi ise kokku ehitanud. Puhub välja mingi roosad suitsu, auto paneb matsu, nähtavus kaob. Nvidia graafikakaart sees. Ja täpselt, mingi miks sul i7 protsessor veibi sees on? See kuradi sõltlane. Aga ei, nüüd ta kuidagi, ma ei tea, mis ta oli, kas ta oli siis nagu fäär, ma ei näe väga palju, paljud veipivad käed, kui nad peol käivad, aga sellist oma toas nagu tõmbamist. Ma arvan, et inimest parakad tekivad, et me ei tea veel, mida see nagu kõike põhjustab. Jah, ma neid ühekordseid vist ikka ostetakse, aga neid ma ikka näen, vahepeal sõidad autos ja jälle näed mingi vend on alati, kui mul kõrval mingi auto seisab, selle alati keegi kimub. Aga see ühekordsete populaarsus või tipp oli, ma arvan, nagu mingi 3 aastat tagasi ära, kui need tulid, need Circle K-st olid mentooliga ja siis olid need tavalise sükse mingi tubakamaitsega. Nüüd on nagu siis kehvemaks läinud või? Või miks neid nagu enam? Ma ei tea. Ma ei ole nagu väga kunagi selle soone peal olnud. Äkki tekkis lihtsalt see, nagu oli kunagi oli sellega, et kunagi vahepeal kõik rulluisutasid, vaata, siis keegi tegi selle homofoobse nalja, et mis on kõige raskem asi rulluisutamise juures, vanematele kapist välja tulemine, siis sama asi juhtus veipidega ka, et mingi hetk seda hakati nagu kuradi homo kuradi tõmbab siin oma pulka, vaata, kogu aeg. Et mingis mõttes homofoobia hoiab meie rahvast tervena. Et kui me nüüd järgmise kuradi sealiha tahad veel seda liha suhu panna, kuradi pruuni augu rüütel oled, ma ei ütle, et homofoobia on hea, aga kui me saame kasutada homofoobiat, et inimesi ebatervislikest mustritest välja tuua, see on nagu relv. Siis see on nagu relv, siis see on nagu relv. Enne me vaata laulisime vabaks, nüüd me teeme nagu seda homofoobiaga. Mis pede Venemaa tuleb meile kallale. Ei no kui keegi suudab selle positiivseks muuta homofoobia, siis see on ida-eurooplased. Jah, tõsi, jah. Ei äkki me saaks nii ka teha, kuradi tahate Krimmi endale, see on ju mingi homo teema. Siis nad on nagu, me on nii homo. Lähevad Krimmist kohe nahku ja getero. Et see, me peame nagu ära kasutama. Kõik, kellele meeldib Krimm on homo, ja siis on see, et ukrainlased ei taga Krimmi. Krimm on mingi täiesti omaette homosaar järsku. Käivad ainult oma viled ja neoon nendega. Ja siis paar aastat ja väga head festivalid. Väga head festivalid, jah. Krimmi gomofestival. Et siis need kõik hashid on keed. Gomofestival. Eurovisioon käib aasta ringi. Eurovisioon homokrimmis. See oleks nagu wild. Ei, aga mingi paralleeluniversum kindlasti eksisteerib, kus on siuke olustik. Kõik lipud kogu aeg esindatud. Ajal see Vikerkaare lipp ja see translipp, see on nagu hästi palju lippe, see on nagu vöödkood juba, vaata. Kas seal nagu poes käib see pup, kui signaal hakkab tööle. Hästi palju värviribasid on, mis on hea erinevus rikasta. Aga tupsu ei pane, kuradi, oledki siis nagu kuradi. Ongi kõik. Oledki siis kuradi. Aga see võib muusika maailmas olla täitsa nagu selline musta lamba tunne. Veits küll, jah. Sest osad üritavad maha jätta, ma tean, aga väga paljud on ikkagi nagu, mis ma olen kuulnud, et asi ei piirdu nagu mingite asjadega, mida sa saad legaalselt poest osta. Aga samas
ma ei tea, mul endal on suva, et inimesed nii-öelda tehke mis tahate oma kehaga, et kui on täiskasvanud inimene, siis see on nagu noh, et aga kas sul veits seda parakat ei ole, et vaat samamoodi nagu tead, mis see nagu siis see legend on, kuidas sündis alkoholi kütuse aktsiis mäletad, kui oli see Taavi Rõivas esimene valitsus, siis teooria oligi see, et need riigikogulased, kes käisid nagu suitsul, neil tekkis omavaheline mingi selline network või community, et Ossinovski on kuulus selle poolest, ta käib tobal, vaata. Siis nad olidki nagu seal toba nurgas ja siis seal sündisid mingid nagu need seaduseelnõud. Põhimõtteliselt, kui Ossinovski suitsetaks, siis maksaks õlu praegu mingi 3, on ju. Aga see lihtne lahendus on see, et spiikri toolis võiks lihtsalt olla toba lubatud. Toome selle siseruumis suitsetamise tagasi. Ja siis vaata, noh, siis... kõik on osa. Saab kohe kuulda neid värskeid mõtteid. Seda parakat siis ei ole, et sul võib-olla jääb mingi produtsendiga koostöö tegemata, sest et sa ei teinud tema nagu elustiili või midagi sellist. Õnneks nii karm see muusikamaailm ei ole, et nad ei nõua mult seda, et ma suitsetaks nendega koos. Pluss nagu see produtsent, vaata, kes teeb diile ainult toba nurgas. Kas sa tahad selle tüübiga stuudios olla? Vend haiseb nagu kuradi fucking viiruk. Ta on juba nõus lihtsalt, et kui sa kimud minuga, ma tule tasuta stutti. Stuudios ei ole švamme, vaip on seinal, sest et ta on venelane. Ei, õnneks nii hull ei ole. Aga ma ei tea, mul on nagu õnneks see suht nagu üle pea läinud. Või noh, selles suhtes ma ei ole olnud väga puudutatud sellest, et noh, tups on eks ju hästi populaarne, sa ei pea kuhugi minema selle jaoks. Aga kusjuures fun fact ka, ma ei ole mitte kunagi elus tupsu isegi proovinud. Täna on see päev, teeme ära, laivis. See on päris fun tegelikult, kui sa nagu niimoodi väga harva teed. Tupsu ei tee ainult homod. Aga mina ei saa tupsu maha jätta, sest ma lasin endale teha sellise custom made. See on hea argument. Jah, nüüd on see, et miks ma ostsin selle, vaat kui fun sellega on. Väike selline metallist litter. Kes tahab see ei ole mingi koostöö, vaid see on lihtsalt hea ettevõtmine noortel. Seda küll ei tohi reklaamida, et see on tupsu jaoks tehtud, see on lihtsalt multifunktsionaalne karp. Aga kui te Instagramis kirjutate õpilasfirma, siis see alumine dash, meka. No see võib igasugu asju panna. Ja, siis sa võid oma... Juppi, kouki, see on nagu, noh, see on erinevad ainete karp. Kõik kõige populaarsemad asjad. Jah, ei, need poisid saavad in trouble, kui sa nagu reklaamid seda, et need on mingi kuradi, noh, selle jaoks, mille jaoks neid kasutatakse. Aga jah, see on nagu siuke fun saad oma mingi custom made, mingi disaini, nad 3D prindivad sinna peale, mingi 25 € maksab see asi. Et ta on nagu, et enne see tupsu tegemine oli sõltuvus, nüüd see on elustiil. Siis sul on nii-öelda ainulaadne karp. Ja, ta on nagu kuulim, vaata. Et mis siin sees on? Ei, samas see on loogiline. Jah, sest kui sul on see rõve, noh, velo, see kuradi karp, vaata, plastikust, mingi mingi see kleeps tilbendab seal ja kuidagi näesti. See on sisuliselt nagu Sippo, vaata. Jah. Kui sa toba vend. Okei, sa on nagu üle läinud sinna faasile. Ise täidad. Sa oled juba eluaegne vend, kui sul on Sippo, sa oled nii-öelda see, et sa ei jäta seda kunagi maha, see on osa sinust juba. Jah, aga täitsa nagu, minu elu on nagu oluliselt improve selle. Väike. Kas ta mingit igemete värki ei ole? Ma olen kuulnud lugusid, et nagu mingi igemed lähevad põletikku ja mida kõik muud. Ei no, selle jaoks on jumal ainult teise igeme. Ma panen vahest, kui ma tunnen, et mul hakkab siin vähk tekkima, siis ma panen siia teisele rindele, kus on ige vähem väsinud. Ja siis kui hakkab siin vähk tekkima, siis siin juba vähk lahtub. Ehk siis ma teen uuesti switchi. Ehk mul on kõik läbi mõeldud. Vähivärk vist käib jah niimoodi, et vahepeal lahkub. Ja, et sa lased puhata ühel huulel. Aga ma ei tea, sa peab, mis mingi eriti retsid paremad sul kuradi, mingi põletik tekiks. Et minu ja mulle nikotiin nagu meeldib. See on ka hea põhjus. Mulle meeldib nikotiin. Ei, ta on nagu, tõstab meeleolu sellega, et sa nagu
toidad sõltuvust, mille sa ise tekitasid, vaata. Tegelikult otseselt sul ei ole hea olla ei sel ajal ega pärast seda, aga just enne, kui sa nagu paned tupsu, noh, just siis, kui sa oled söönud, oi, nüüd läheb seedimiseks, vaata. Või siis lähed kakale, tups alla, päeva kõrghetk. See ongi nagu see lõbus osa. Ta on consistent, sa oled sellepärast nagu rõõmus. Ma olen nii järjepidev. Et sul on nagu jälle asi, mida nagu teha, vaata. See ongi sõltuvus, et tegelikult on hobid. Šokolaad ei taha või mingi muu asjaga asendada? No, see šokolaad on ju ebatervis. Lõpus siis tuleb vinnid näkku. Šokolaad on ebatervis, ma selle peale ei mõelnudki. Ja, tups on just see, et ta, või noh, nikotiin just nagu viib söögisu alla, vaata, siis sa oled cocaine skinny. Saad olla nagu Keith Richards, lihtsalt cool, skinny old dude on minu nagu life goal. Ja juba 35-selt. Juba 35-selt. Keith Richards. Nüüd ma saan vaikselt me jõuame eesmärkideni. Siis ma saan täitsa aru. Jah. Kus sa näed ennast 40 aasta peale? Mitte Keith Richardsina. Ma mõtlen, mul ei ole, ma olen äsja mõelnud selle peale, et kas mul on mingid eesmärke. Keegi küsis mu käest ka mingis intervjuus seda. Ja siis ma mõtlesin, et mul väga ei ole eesmärke, või see on lihtne vastus sellest, sest enamus ütlevad seda, et neil ei ole, aga mul on see nagu pigem läbi mõeldud, kuna ma tunnen, et ma toimetan nii palju, siis ma ei viitsi endale mingeid asju veel nende eesmärkidena seada. Et kui ma oma igapäeva toimetustega hakkama saan, siis mul on juba hästi, et ma ei viitsi kuhugi poole püüelda, et nende igapäeva asjad, mis ma teen juba, need viivadki mind sinna. Hoiad tuba korras. No, just lihtsad asjad. Mul vanem oli eesmärk olida vanemate juurest ära, aga nüüd ma võtsin eesmärgiks oma tuba ära tuunida, et oleks plakatid, et mul oleks nagu rigged out tuba. Sa sai, nagu, et see oli liiga suur eesmärk, vaata, et see... ja, lihtsalt võtan... Ta teeb väikse remondi. See manageable amps, vaata. No siis meid kõik ühendab see, et meil on nagu vanematega või vanemaga hea suhe. Seda saab niimoodi ka kirjeldada, ja tegelikult see on mingi Skandinaavia värk, et kõigil on vaja enda mingi täis logistika ja torustikuga kuradi pinda. Ei ole tegelikult, vaat kuidas itaallased elavad. 3 generatsiooni ühe katus all, kuradi nikud naist, vanaema on ülemisel naril. Ja saavad ju hakkama, vahepeal siis muidugi tuleb koroona ja no, siis on null isolatsiooni inimestel. Aga see tähendab ainult seda, et ruutmeetreid tuli korterisse juurde. No täpselt, jah. Eks meil tekib see kinnisvara ostmise võimalus, kui see võitjate generatsioon hakkab ära surema, vaata. Siis me saame nagu nende Babieda inimeste korterid, vaata, mis seal. Tän ootab oma vanemate majas nagu krokodil, vaata. Vee alla, vaikselt. Hästi kannatlikult, silmad veest väljas. Tee üks viga. Ja ma lähen suurde magamistuppa. Siis ma olen suures magamistoas. Jah, see on vaikselt seal kodutrepid nagu lihvid natuke kõrgemaks, mitte ei lihvi, aga tõstad natuke kõrgemaks, et äkki komistab. Äkki. Emps saab korra auto garaažist välja, enda auto sisse kohe. Jah. Ei, tegelikult ei ole häda midagi. Muidugi pole. Ei ole mitte midagi. Kakumäe rannas, parim hooaeg ju selleks, seal elada. Ei, vaat see ongi, ma olengi neetud sellega, et mu peremaja on nii hea asukohaga, et kõik korterid minu budgetis, mida ma käin vaatamas, kahvatuvad selle kõrval, millega ma olen harjunud. Ma ei lähe Kakumäe ranna äärest Õismäe kuradi Herilas pessa. Ma ei lähe Stroomi randa, kus mingid tšurkad grillivad rannas nagu. Ma ei lähe nagu... Te teevad ise lõkke randa. Ma ei lähe naabruskonda, kus inimesed ei korja oma koera sitta ülesse. Ma olen Kakumäe rannas, kus on nagu... Seal sündinud, sinna ma jään, eks. Ei, Jõhvis sündinud, Kakumäele jõudnud. Ma olengi nagu... Sa oled juba tipus. Ma olen edulugu. Ma olen Rags to Riches on selle asja nimi. Ja Rags to Riches, jah. Ja Rags to Riches ja Rags to Bitches. See on minu... Ma kirjutangi mingi raamatu sellest. Edu valem. Kuidas mina jõudsin enne 30. eluaastat Jõhvi paraadnast Kakumäe ranna äärde eramajja
koos oma vanematega. aga see oleks hea ängel, mida teha. ei, ära lihtsalt seda vanemat osa isegi maini. Hakkagi vaikselt juba nagu ise domineerima. Ma vanemat osa ei maini, aga ma mainin, et keegi hoolitseb ka selle kinnisvara eest. Mul on oma teenijad lausa. Ei, see raamat võiks just alata niimoodi, et sa räägid, et see nii-öelda ise oled justkui teinud ja ise oled nii-öelda tervet seda teekonda läbi elanud ja siis enam-vähem siukse 10. leheküljel tood sisse, et vanemad on seda kõike teinud. Ja, vanemad on kõike teinud. Ja siis see 16-aastane Paul, kes ostis selle mingi eneseabiraamatu on nüüd nagu... mida ma siis õppida saan? Mu vanemad on parmud. Mul on see, et no tule tough shit. Esimene punkt. Ja selle raamatu nimi on Välja teenitud. Ja täna see on vaid, kui sa oled mingi 23 ja sa paned albumi nimeks Välja teenitud. Mille sa välja teenitud? Gümnaasiumi diplomi või? Sorry. No hate, only love. Aga see on naljakas. Aga see on naljakas. See on nagu... Järgmine aasta tuleb autobiograafia ka siis. Most interesting man in the world. Kuradi... kõik on saavutatud. Kõik on, sa ei saa autobiograafiat teha enne, kui sul tarkuse hambad on isegi välja tulnud. Kuradi, sul pole isegi kõik kubemekarvad veel välja tulnud. Vaata. Kõik on saavutatud. No ei ole. Okei. Väike kõrvale võige. Kuidas sul on siis MC-ga? Mis täpsemalt? Üleüldiselt. Pigem on hästi praegu. Ma tunnen, et ta ei viitsi enam targutada, vaata, et ma olen juba seal heas faasis. Et ma saan lihtsalt ka samamoodi chillame nagu 2 täiskasvanud kodus. Ja tegelikult ma ei tea, miks ma seda otsust teen, mul on ka tegelikult väga mugav seal olla, aga ma tahan ka korterit osta praegu. Maakler ei ole vastanud mulle, aga... Võtad üürniku sisse ja tema pole tassi. Hakkan üüritulu teenima. Tegelikult, aga why not? Sul on, saad rohkem reisida. Sa ei pea ju olema kuradi. Jah, mingi nüüd sa oled sitemas kohas ja sul on vähem raha ja sa näed oma empsi vähem. Siis kui sa oled 24, see tähendab, et sul on enamus suhtlust sinu vanematega, mis sul elu jooksul toimub, on juba ära olnud. Ma olen ka seda graafikut. Mingi 80% on juba nagu ära olnud. Ehk nagu tegelikult mina nagu mõtlen vähemalt niimoodi, et üks päev ma nagu hakkan igatsema. Et neid oli, vaata, siis ma nagu võib-olla kirun ennast, et miks nahhui ma välja kolisin. Ma oleks saanud ju nagu chillida vanematega nagu. Tõsi. Ja just kui ma teen ju hea teene ka, et ta saab oma lapsega veel aega veeta. Jah. Te peate PowerPointi kokku. Ja tema saab minu eest hoolitseda, mis on tema nagu bioloogiline roll. Nagu ta saab sellest endorfiine. Kui mu emp saab mu pesu pesta, see on ju temale ka, see on sümbioos, mitte parasiitlus. Ta on, et tegelikult ma olen nagu jah, kuuseriisikas kuuse all, vaata. Mõlemal on vaja. Vana sa oled? 42. Kuuseriisikas. Ma olen see vana kännu. Ma olen see kuusk. Aga hästi palju ringe. Aga ei, ma saan mingi 3 nädala pärast 29. See on veel piiri peal. Ma tean, et Rootsis vist kolitakse 18-aastasena juba välja. See on mingi statistika keskmine. Jah, igav elu ka seal. Jah, seda ka. Ei tahaks Rootsis elada. Käivad oma sita häda näoga ringi seal. Neil on siiani kroonid minu arust ka. Jaa. Vaat, kui sul ei ole, kui su riik ei ole 2 korda maha pommitatud viimase sajandi jooksul, siis... Tal ei ole ajalugu tegelikult. Teil ei ole ajalugu ja teil ei teki nagu häid artiste, teil ei teki nagu, mille üle te huumorit teete seal kuradi. Sotsiaaltoetused tulid natuke päev hiljem, kui oli plaanis sverige, who gives a shit. Siis kuradi Kars on katused seal. Aga see on tegelikult tõusutrendis on tänapäeval on see, et aina hiljem vähemalt Eestis kolitakse välja. Vaatsa, mis mingi 30% üle 25 aastastest elab midagi sellist oli. Või oli see, et 30% alla 25 aastastest, mitte üle. Aga kes elavad nagu endiselt pole pesast nagu lahkunud.
aga see oleneb nagu olukorrast ja kuidas sul on vanemate see jah, tihtipeale mida väiksem kodu on, seda kiiremini tahetakse välja saada. Kui on jällegi suurem kodu, siis rohkem ruumi ja kuidagi mahud ära sinna. Ja, tundub nagu vanemad oleks planeerinud seda. Ja, pluss kas see kodu nagu kuulub vanemat või kas nad nagu palehigis töötavad, et üüri maksta. Et vaat see on see, et vanemate pool elamisel ja vanemate kulul elamisel on vale, vaata. Ja. On nagu vahe. Ma olen seal nagu vahepeal. Ei eks ma ei saa ju siin nagu täpi pealt nagu kõike, eks kes teab, kes selle võipakki ostis. Ma tean väga täpselt, kes sellest. Aga igatahes nagu minu saia peale ta jõuab ja mina peal selle peale rohkem ei mõtle. Ja mina ei tea, kust kuradi vorst tuleb, kuskil teda tehakse. Külmkappi ta satub. Külmkappi ta satub ja kui ta seal juba on, eks ta läheb ju halvaks, kui keegi seda ei söö. See on minu loogika. Ja mina ei taha planeeti, kui see on juba loodud või tehtud, siis on ju selle keskkonnasäästlik, kui seda mitte ära süüa. No täpselt, jah. Nii et literaali olen parim versioon ise endast. Sa saad keskkonnasõbralik panna kuskile kirja. Nagu seal akvaariumis see põhjakoristaja, vaata. See kala peab olema, et kogu ökosüsteem püsiks akvaariumis. Kui tuleb augustis mu isa sünnipäev, siis sünnipäeva kingitusena ma ei võta too päev külmkapist mitte midagi. Siis sa laulad väga suure isuga. Sa saad, siis ma olen välja üksinda. Ise ei osta midagi, sa pigem ikkagi toetad läbi selle. Kas sa oled näinud, kui palju asjad maksavad? Mina ei käi poes. Ma ka mitte. Chill. Pole minu rida. Jah, nagu õige. Meil oli see 0 kulu challenge Swedis. Ülilihtne. Ülilihtne tegelikult, jah. Elad ju vanematega, mille peale sa kulutad? Ei, for real. Ma joon pool sellest ära, ma võtan selle pooliku purgiga pärast kaasa. Punn peale tagasi, jah. Nagu legit inimest, õppige elama. Te ei tea, need, kes on mingi, loevad päevi, et saad 18 täis ja siis vanemad on nagu, davai tõmba nahku, seaduslikult minu kohustus sinu ees on läbi. Tough shit. Oleksid äkki pidanud paremaid suhteid hoidma oma vanematega. Selle asja nimi on sotsiaalne kapital ja sa oled selle kõik ära kulutanud, siis sa tahtsid olla mingi iseseisev. Vaata, nüüd oled kuradi stressis ja vaatad hindu. Ma ei vaata, ma ei pea teadma. Samas, kui nüüd päriselt mõtlema hakata, kui me vanemad tahavad, et me elaks siiamaani nende juures edasi või nad on sellega leppinud, siis järelikult me oleme head lapsed olnud. No muidugi. Tegelikult me oleme head pojad. Ja auasi oleks jätkata ju samas vaimus. Tegelikult jaa. Ja nemad peavad välja teenima selle olema head vanemad vastutasuks. Väga õige. Neil ei ole veel välja teenitud. Ei ole. Ja pealegi nemad ju otsustasid üldse saada lapsi. See on minu valik. Kuradi... Sa ei taha isegi siin olla? Jah, sina tegid voodi ära, nüüd maga selles. Või Aga jaa, Emps, miks sa mu voodit ära ei teinud? Miks sa mu voodit ära ei teinud? See, et täna helistas mulle, ütles, Roger, sa pead täna varem tulema. Mul on Emps pani teksad pessu ja mul on võti jälle kadunud. Ma ei saa ust lahti, ma ei tea. Ja mul oli teksad väikses taskukeses. Ja nüüdseks ta võiks juba teada, et kui ma ei pane teksasid sinna korvi, need ei ole, neid tuli pesta, need sitaks räpased. Aga ma ei olnud valmis võtmeid taskust välja võtma, mis tõttu ma ei visanud neid ka sinna korvi, mul on süsteem. Ja ütleme nii, et täna tuleb emaga mul väike arenguvestlus. Aga neid peab pidama. Neid peab pidama, sest vahepeal nad nagu muutavad mugavaks vanemad. Ja siin ei ole midagi nagu teha. Nad unustavad oma rolli ära. No unustavad, jaa. Oma rolli ära. Pidevalt meelde tuletad. Jah, et vaat see on see, et kui sa oled ülemus ka, vaata, et jah, sa võid olla see äge, tore ülemus, kes on kõigiga nagu sõber, aga lõpuks on ikkagi vaja nagu tulemusi. Et vahepeal sa pead jala maha panema ja nagu ütlema, mis on su ootused ja mis on need piirid, on ju. Ja mis meie eesmärgid on, et mis me alguses saadik oleme sätestanud. Jah, peate mind elus hoidma. Jah. Või mu emal on kindlasti ülitore seda vaadata pärast. Jah. No, ta saabki kohe aru ka tegelikult siis. Kus kandis sa elad? Nõmmel, jah. Mul on ka suht hea nagu Kakumäe vibes seal. Suht hea Kakumäe vibes. Randa ei ole, aga... lihtsalt ütle emale, et
võiks olla eesmärgid, et kolime. et kolida randa, et las Sõema, me ei ole veel, ma ei tea, kui vana Sõema on, et on tal palju neid tööaastaid veel või? 3-4 on. 3-40. 3-4 aastat. 34. Ei, no ütleme jah 34. 34. Sa vahet, no jah. 3-4 on veel. Yeah. Ma korra mõtlesin, noored ei ütle kahekohalisi numbreid nagu. Ei, nagu 3-4 jah. 3-4 on veel. Et no siis nagu väga ei ole enam seda mänguruumi ja enda ülesandeks ka seda aidata. Hakkab investeerima. Jah. Jah, kaua sa investeerid? No natukene, mul ei ole veel see aga kuidas sul praegu portfoolio nende tariifide valguses välja näeb? Hämmastaval kombel on mul asjad ikkagi nagu plussis, aga no kukkus ikkagi meeletult kolinal. Aga mina kasutan seda ära, kõik kardavad, mina ostan juurde. Muidugi, siis ajapikku on kõik investeeringud, head investeeringud. Välja arvatud osad. Ei, mina näiteks ostan Rosnefti ja Gazpromi ja... see tuleb Gazpromi tugevalt usub selle. Kus kuradi lehekülje kaudu sa seda teed? Ma ostan neid pime veebist, sa ei ole vaatanud. See on sullis. Sul on vaja Tor brauserit, õpi ka elama. Et Tor brauserist saad osta Gazprom, Rosneft, väga hea, mul on väga head Valgevene väetisefirmasid. Kuigi väetis on üks vähestest artiklitest, mida ei ole vist endiselt sanktsioneeritud. Lihtsalt sellepärast, et seda on nii nagu, kõik mis on seotud toidu ja põllumajandusega on nii nagu, et võib olla nagu tea. Ma ei tea, millest ma räägin, võib-olla on kõik nagu no. Aga... Ei, on küll osad asjad, no nagu praegu oli USA ju see, et USA seadis Hiinale, mis iganes see 145% on need tariifid praegu ja siis ütles, et aga no neid semikonduktoreid või neid asju oleks ikka vaja vaata ja siis nendelt võttis maha. Jah, et üldse mingi smartphone'id, mälukaardid. Jah, et tuleb välja, et me ei saa väga... Kuldset reeglit ei ole ikka. Texasest neid ülekaalulisi mehi nendesse suurtesse tehastesse panna. Te nägite neid Hiina videoid? Ja, see on väga head. No, see on pisikesi käsi vaja, et teha sellist tööd. Või suuremat tehast. Telefon läheb ka suuremaks, õpid lähevad suuremaks. Jah, et see ongi nagu huvitav olukord. See on tegelikult isegi lohutav, et Trumpil tundub, et ei olegi mingit suurt plaani, et on lihtsalt mingi suva mölisemine ja lahmimine. Et, jah, ma olen ise ka üritanud seda lahti mõtestada, et mis seal algselt toimub. Algselt ma nagu voolumeedia rääks ikka, et täis idioot, eks ju. See on tõenäoline, et nii ongi selles suhtes, aga ma mõtlesin, et siin peab olema mingi plaan. Nagu ükski, sa ei saa sihukest asja tegema minna ilma selleta, et sul üle plaani, et kuskilt see pidi tulema mingitel põhjustel. Ja nüüd, mida aeg edasi läheb, seda vähem on nagu aru saada, mis toimub. Mul on tunne, et tal on mingi, IQ võib-olla on mingi 95. Et ta ei ole nagu mingi ülikõrge, ta on nagu natuke alla keskmise, vaata. Või ma ei ole kunagi kuulnud teda rääkimas mingisugusest probleemist, kasutades mingisugust nagu tarka sõnavara. Ta kasutab ülipalju nagu sõnu, mis kui sa kasutaksid koolikirjandis neid, sa saaks mingi 3, vaata. Et selle asemel, et öelda meeli ülendav päikeseloojang, Trump ütleks väga ilus päikeseloojang. Üks kõige ilusamaid. Üks kõige ilusamaid, pole ilusamad aga jah, see väga ja see kõik kogu aeg vaata. Jah, see üritab vabariiklaste kepi järgi minna selles suhtes, et suhtleb enda valijaga. Täpselt. Tema ongi vabariiklased nüüd. Jah. Õnne teda oli see partei surnud, vaata nüüd on. Võiks tulla mingi demokraatlik Trump, vaata, ja siis nüüd läksime poliitikasse. Ai, no põnev. Aga mis sa nagu, kui sa investeerid, sul on mingi väga hajutatud portfoolio või rohkem selline Bitcoini vend? Mul kunagi oli, millega ma kunagi üldse investeerimist alustasin, oligi krüpto. Ma olen seda lugu suht palju rääkinud, aga võib-olla ikka osad ei tea, et ühesõnaga kaitseväes ei olnud mitte midagi, eks ju teha, sest me olime ka koroonas või see koroonaperiood samal ajal ühesõnaga toimus siis ja see kõik oli selle keerise keskmes seal. Ja siis me jäime ka koroonasse niimoodi, et meid pandi sinna
kasarmusse lihtsalt kinni, keegi ei tohtinud meie juurde tulla, me lihtsalt hommikust õhtuni lihtsalt passisime, keegi ei teinud mitte midagi kasulikku enda ajaga seal. Ja siis üks sõber hakkas seal investeerima krüptosse, aasta oli vist mingi 2021 äkki, et ühesõnaga ta oli veel seal $18,000 juures, nagu suht madalal. Ja siis mina mõtlesin ka, et okei, no mul pole ka siin mitte midagi teha, et ma proovin ka, ja siis panin ka 50 € kontole. Kuidagi, see ei olnud nii lihtne, et sa lähed, võib-olla sai läbi LHV-ga teha, aga ühesõnaga me tahtsime ikkagi võimendusega teha ja niimoodi, et oleks ikkagi põnev ka ja süda ka natuke kiiremini käiksin. Ja siis ma panin 50 € sinna, üldse läks pool päeva aega, et sinna rakendusse jõuda, sest see oli kõik nii keeruline. Panin 50 €, mõtlesin, et siuke tund aega läks mõelda, mõtlesin, tore on, et see üles alla liigub siin, aga mis vend nagu investeerib 50 € vaata, et see on nagu, see ei ole mingi tase. Siis panin 100 € veel juurde, siis mõtlesin, et okei, panin veel 3 sotti juurde, panin 500 € juurde, panin 1000 € juurde ja võib-olla veel midagi, nii et lõpuks ma panin 2500 € seal mingi 1,5 päevaga nagu enda portfooliosse. Ma olin mingi 19, mul ei olnud rohkem enda hinge taga. Võib-olla mingi 500 € oli veel kapis kuskil, aga see oli ka aastast mingi, kui ma olin 12-aastane vaata ja seal oli kogutud need summad ja ei olnud ära kulutatud. Ühesõnaga, see oli 2500 € sees. Bitcoin hakkas väga kiiresti liikuma, liikus sinna mingi $60,000 äkki ja siis ma tegin sellest 2500 eurost 10 000 €, võimendusega panin eksu sisse, üli suured summad, ma juba rääkisin nagu niimoodi, et helistasin EMS-ile, ütlesin, kuule, et kui ma koju tulen, siis ma lähen uuesti minema ja ma lähen enda korterisse, ma ostan Järvetornidesse korteri. No ma näitasin keskmist näppu, ma talle ei öelnud, et ma näitan samal ajal kõnes nagu keskmist näppu, et ma lähen nagu, ma lähen minema, vaata. Mul olid head suhted EMS-iga, ma lihtsalt nagu, ma olen the shit nagu. Ja siis juhtus järgmine päev niimoodi, et see kõik kukkus alla ja mul oli kontol sellest 10 000 alles ainult 300 €. Ja see oli kell 3 öösel, sest ma ei suutnud öösel magada ka ja turud olid siis, eks ju, lahti USAs peamiselt või mis iganes seal juhtus parasjagu. Ja siis ma vaatasin kell 3 öösel seda 300 €, mis mul seal alles oli, mis ei olnud ära likvideeritud. Ja ma panin sellega 100-kordse võimendusega uuesti sisse, mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi. Kaotsin sellega ära mingi paari sekundiga. Skämmisid. See ongi nagu kasiino with extra steps, vaata. Et sa võiks sama hästi mingi Olipetis, vaata. Ja, siis ma ütlesin endale, et ma rohkem ei investeeri krüptosse ega Bitcoini. Aga nüüd ma olen investeerinud ikkagi. Ja. Aga kas see muidu, see on siis põhiline? Ei ole. Kui ma läksin ärindusse, siis mu üks lektoritest oli Kristjan Liivamägi, kes on teada tuntud rahatarkuse eestvedaja Eestis. Ja tema tõttu ma hakkasin siis Balti börsil investeerima vaikselt, siis ma mõtlesin, et ikkagi raha on nagu kõrvale tulnud, et ma nagu ei taha selle lihtsalt ka lasta nagu passida. Ja siis ma hakkasin algselt Balti börsil investeerima, seal natuke tõusis ka, sest oli see intresside kõrgenemine ja siis pangad, eks ju, teenisid räigelt palju raha, ma ei tea, kas keegi teist mäletab seda perioodi. See periood pole kunagi läbi saanud. No siiamaani suht teenivad, aga nüüd juba intressid vaikselt langevad, kaasa arvatud Euribor, eks ju. Et nüüd ma vist 1,5 aastat tagasi müüsin terve oma Balti portfelli ka maha, sest ma sain aru, et see peamine raha liigub ikkagi USA turgudel. Ja siis ma ostsin seal erinevaid spetsiifilisi aktsiaid. Ma mõtlesin, et okei, et see Nasdaq ja SP500 on nagu tore ja nagu lihtne nagu pensionäridele. Täpselt. Ma mõtlesin, et okei, see ei ole ikka see, et ma tahan valida nagu mingid aktsiad, mis mulle rohkem meeldivad ja kus ma näen nagu tulevikku. Siis ma mäletan, ma alguses valisin Meta, Tesla ja Apple'i. Metasse ja Teslasse panin kõige rohkem. Siis ma mõtlesin, et see Meta nagu internet ei kao kuhugi ja see tundus suht lollikindel tees, et igasuguseid asju mõtlevad veel välja ja tundub normaalne asi olevat. Tesla ka, sest ma usun sellest, et üks, et on autonoomsed autod, mis ringi sõidavad ja iseenesest, kui see ära lahendatakse, seda on ta lubanud juba 10 aastat, aga sellegi poolest on Tesla mu kõige suurem positsioon. Praegusel ajal on see väga controversial take selles suhtes, arvestades, mida see Elon ka seal kõike jahub. Aga seda ei karda, et vaata, et tehnoloogia võib nagu tulla, aga et see võib jääda selle taha, et eriti Ameerikas üks kõige suurem tööandja siis ongi ju autojuhid, rekkajuhid, et see asi lihtsalt nagu keelatakse nagu ära lihtsalt sellepärast, et liiga palju inimesi jääks töötuks.
ma ei usu, ma arvan, et see ei käi ka nii nipsti, et see hakkabki ühest linnast näiteks autonoomne sõitmine ja siis vaikselt areneb edasi ja algselt on see USAs kuskil ja Euroopasse, Hiinas ta juba ka katsetatakse seda ja Euroopas üritatakse ka neid nii-öelda asju nii-öelda läbi viia, aga TalTechis on ka vist mingisugune buss sõidab ringi. Väidetavalt. Ma ei tea, kas see on, võib-olla keegi juhib ka seda kuskilt. Minu meelest see on nagu ilma juhita lihtsalt nagu... Ei, ma mõtlen, et nagu kaugelt juhib, vaata, et seal on kaamerad ja siis nii-öelda... Seda ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei ole ka niivõrd kursis, eks neid teisi tegijaid on ka, kes seda nüüd arendavad, aga ma arvan, et see on nagu iga teise asjaga selles suhtes, et ma arvan, et pigem tahetakse just tehnoloogiat ikkagi edasi arendada ja see asi ei piirdu seal, vaid nagu Hiinas on vist juba, ma ei tea, kas te olete näinud, aga mingid lendavad taksod, et sa lähed nagu mingisse helikopterisse justkui ja siis see viib sind kuskile ise ära. Aga see on Hiina ka, ma ei kujuta ette, kuidas see asi Euroopas või USAs peaks välja nägema. Ja. See ongi see, et Euroopas on nii palju tehakse, et kui USAs, Hiinas on, või mis see on see ütlus, vaata, et USA leiutab, Hiina kopeerib ja Euroopa reguleerib. Ja see USA innoveerib, Hiina kopeerib ja Euroopa riit reguleerib. Ja, et meie saavutus on see, et me plastikkorgid ühendasime pudeliga, nii et need ei saa nagu maha võtta. On ju. Et praegu on all the rage on sõjatööstus. Kuigi vaatasin ongi see, ma ise nagu investeerija puht sellepärast ma olen liiga laisk, et õppida, kuidas seda nagu mingi kontot teha ja ma saan aru, et sa oled sinna taha kinni alles jäänud. Ma olen alles seal. See tundub juba näiteks. Mul ongi lihtsalt endal mingi, kuna mul nagu ei ole väga kulusid praegu, siis mul põhimõtteliselt kõik tulu läheb nagu säästudesse. Aga nagu ma tean, et inflatsioon lihtsalt nagu, mul nagu see Pablo Escobari rahapatakas, mida rotid söövad, vaata. Et mis iganes aasta pärast mingi 10 tonni on 8 tonni tegelikult, vaata. Nagu raha väärtus nagu kahaneb. Ja ma nagu näen, kuna ma olen hästi in the loop, vaata uudistega, mis maailmas toimub, siis ma nagu tegelikult oskan ju ennustada, et kuradi, nüüd praegu mingid sabinad käivad, räägitakse mingi Euroopa ühisest kaitserahastusest, 800 miljardit, tähendab, kõik läheb nagu kohaliku toodangusse, et tegelikult oleks ülihea mingi Rheinmetallit osta, ja siis ma ei tee seda. Ja siis 2 nädala pärast vaatan, et Rheinmetall on tõusnud mingi 400% või midagi. Ma oleksin võinud nagu 4 kordi, see ei oleks isegi nagu, see ei oleks isegi mingi hull risk olnud. See oleks nagu jumala kalkuleeritud aus samm olnud, aga siis ma ei tee seda, vaata. Et mina eelistan oma raha teenida ausalt. Aga siin tegelikult on mingi nagu, tõsi küll, et nagu Eestis nagu hästi palju nagu ma ei taha öelda vingutakse, sest ma saan aru, inimestel on väga raske päriselt ja ei ole lihtsalt ei ole seda likviidset nagu raha muu elukulude kõrval, vaata, ja mul on nagu kahju neist, aga teiselt poolt meil on ka, tegelikult on rohkem võimalusi kui kunagi varem. Et see aktsiaturg on kogu maailmale avatud sisuliselt. Informatsioon on kõigil olemas, õppematerjalid on kõigil nagu olemas, et see on puhtalt ongi nagu ettevõtmise asi, et see palgatöö on ka selline hästi, et see, et sa töötad, siis sa saad palgatšeki, siis sa kasutad seda raha, et oma mingi vaimset tervist ravida, on ju, see kahju, mida see töö sul tekitas, et see ongi selline hästi never ending loop, jah. Jällegi see sõltub veits nagu sellest ka, mis valdkonnas sa töötad, vaata. Tegelikult oleme ausad, vahepeal ikkagi vastavalt trendidele ja kuidas mis iganes meelelahutuses ja kõiges selles, vaata, sul võib ollagi ju see, et tegelikult mingil hetkel see kuradi regulaarne palk võib vähe nagu parem varianti isegi olla. Kõik sõltub vist, kus kuigi siin on ka see, et vaata, uudised on kogu aeg, kuidas Eesti majandus, oh my god, eurotsooni kõige sitem kuradi sooritus ja inflatsioon ja värgid ja siis vaata nagu enda, ma ei tea mitte kedagi, kellel läheks halvasti. Kõigil läheb, aga eks see on ka see linnapildis kõige rohkem ilusaid autosid. Pole kunagi nii palju olnud. Kõigil on literally see kõige uuem, see BMW, see suur muidugi elektriline. Tallinn ja muu Eesti on ju. Aga anyway on nagu
noh, kui kuradi Raivo Hein sai rikkaks, vaata. Et see kuradi puldi helikopteriga vend. Et siis see on nagu väga hea. Roge. Ei, mul oli mingi mõte ka, mul läks see lendu praegu. Sest et see on see nagu vale arusaam, mis inimestel on, et rikkad inimesed on kuidagi targemad või targad. Vaat nagu Raivo nagu full idioot. Ei nagu, ma ei tea ühtegi nagu päriselt tarka inimest, kes nagu ütleb ja teeb selliseid asju, mida ta on nagu öelnud ja teinud, vaata. Aga kuidagi on, sest et ta on pannud enda nagu, no videomängust on pannud kõik oma punktid sellesse skill tree'sse, vaata. Isegi oma munni punktid pannud sinna raha skill tree'sse. Et nüüd sitaks raha on, aga kõik teised aspektid on, noh. Vaat see, kui sa Dark Soulsis võtad selle, no et sul on mingi, paned kõik punktid mingi dexterity'sse, on ju, et nüüd sa lööd alati nagu mingi pihta, aga damage on mingi 1 või 2, on ju, et siis see on see, mida Raivo Hein on teinud, et ta pani kõik oma punktid sinna, et investeerimist, knowledge on ju, aga siis noh, kõik need skill tree'd nagu karisma, pikkus, munni suurus, kõik on nagu putsis. Sellepärast on idioot. Aga ongi lihtsalt nagu idioot raha hunnik otsas, vaata. Ma ei ole viimasel ajal väga kursis olnud enam ta tegemistega, aga seal viimane asi, mille peale ma mõtlesin, tal oli see, kui ta just ütles, et ta lendab ära kui sõda peaks hakkama. See oli minu arust, ma sain aru, et ta pärast ütles, et see oli nii-öelda intrigeerimiseks tehtud nagu lause või et inimesed nii-öelda hakkasid mõtlema selle teema peale. See plaani. Ja see oli nagu kuidagi nagu, isegi kui see oli nii-öelda selle eesmärgiga, siis seda on nii kergesti valesti, nagu lihtne valesti mõista ja see jääb nagu tavainimese jaoks nagu keerlema peas, et et kui tema põgeneb, siis miks mina jään siia, vaata. Aga pluss... Aga samas tal on nii lihtne põgeneda, noh, natuke tugevam tuul tuleb, see viib ta juba minema, vaata. See tüüp... Ma ei mäleta, seal on see, et mingi kopter tegelikult vist ei jõua Rootsi või mis iga. Ei vaata, see on nii loll plaan ka, vaata. Mis sa arvad, et kui kuradi... kui päriselt läheb sitt tuulikusse, et meie õhuruum jääb lihtsalt erahelikopteritel avatuks või sa arvad, et nagu meie enda liitlased ei tulista sind alla või nagu sa arvad, et see ongi nii, et kuradi vaata, oleks ta päriselt tark, siis mõtleks, et kuradi praamiga Rootsi kohe, kui USA kutsub oma diplomaadid välja. Et see on nagu, ma jagan enda. Sa oled ka mõelnud selle teema peale? Ei ole. Kuigi see on huvitav teema, sest et see on nagu teema, millest nagu ei räägita, vaata. Et see on selline nagu vaikiv kokkulepe ühiskonnas, et kõigil ilmselt on mingi, peast läbi käinud, vaata. Kas ma jään või ei jää, on ju. Aga keegi nagu ei aruta seda, sest kõigil on nagu justkui selline mõistmine, et see on kuidagi sügavalt isiklik nagu asi, vaata. Et kõigil on omad mingid põhjused, miks jääda või mitte jääda. Ja keegi otseselt nagu... Pluss siin on ka see, et keegi tegelikult nagu ei tea, kuni see hetk on käes. Ja ma arvan, see on siuke momendis kinni. Sa tahad peas kõik stsenaariumid läbi mängida nii hästi, kui sa oskad. Et ma arvan, paljud ukrainlasid ka olid nagu enne sõda see, et kindlalt tõmban nahhui. Aga siis tekib viimasel hetkel see mingi, ma ei tea, mitte isegi patriotism, vaid enda ligimesed, enda inimesed, enda perekond, vaata. Aga teiselt poolt, kui sa oledki mingi 3 lapse isa ja sa tead, et need lapsed ilma sinuta nagu ei saaks hakkama, see on hoopis teine kalkulatsioon. Seda ma mõtlengi, sügavalt isiklik, et kas siin nagu... oma keel, kultuur, asjad, vaata nagu... Ja, ma olen ka väga palju selle peale mõelnud ja ma olen viimased 5 aastat või oma teadlik elu olen alati öelnud seda, et mina jään, et ma esiteks ei saa riigist välja, mis on nagu, piirid pannakse kinni ja ükski minu vanuses noor ei saa arvatavasti riigist välja. See ei ole nüüd nagu mu põhjus, sest ma ei saa põgeneda, siis ma ei lähe, aga lihtsalt, et ma tunnen, et ma pean ennast ka väga patriootlikuks inimeseks, see on minu kodu, minu maa, samamoodi nagu sa just rääkisid, eks ju, et minu inimesed, aga ma olen ka selle peale mõelnud, et ma ei ole pahane või kuri ühegi inimese peale, kes otsustab lahkuda selles suhtes, et sõda on jõle hirmus asi ja igal ühel ongi omad põhjused, miks minna.
et päeva lõpuks ma arvan, et peab igaüks enda jaoks nagu lahti mõtestama, aga iseenesest ma olen päris palju sõpradega või mingites seltskondades seda teemat arutanud ja päris palju kardetakse ja nagu reaalne hirm on, eks ju, et peale seda Ukraina sõja algust eriti ja mina olen nagu lohutuseks öelnud, et ükski sõda ei hakka nagu nipsust vaata, et noh, samamoodi nagu Ukrainas tegelikult aasta aega enne juba viidi vägesid sinna piiri äärde, tegelikult nii-öelda see diplomaatia oli juba väga nagu õrnal jääl ja Eestis samamoodi, kui sa tegelikult vaatad praegu, minu teada on rekordiliselt vähe praegu sõdureid, Vene sõdureid just siis nagu Balti riikide ääres, sest kõik enamus vennad on Ukrainas ja noh, enne kui ta hakkab, siis on väga palju uudistes ikkagi nagu selle kohta teemasid, et no nagu... see on kõik satelliitidega juba nähtav, kes kuhu liigub ja see ei ole ainult see, et kui sa väga süvitsi nagu jälgida kas või sotsiaalseid protsesse ju Venemaal, siis noh, siis rahva meelsuse peenhäälestamine hakkab nagu palju varem. Samamoodi nagu Ukrainaga, vaat seda infosõda alustati nagu no juba 10 aastat varem on ju. Tegelikult seda nagu pinget nagu krutiti terve see aeg üles on ju. Osad inimesed juba siis tegelikult nagu nägid, et see asi nagu noh, läheb nagu väga hapuks on ju. Et selles mõttes sellist nagu nipsust asja no see on protsess ja lihtsalt liiga hästi liigub info tänapäeval ka, ei saa tulla nagu sellist üllatust. No. Täpselt. Et mingid küberasjad ikka juhtuvad, aga no see ei, mis ka ilmselgelt mõjutab nii-öelda ühiskonda, aga nagu venelane ei satu järsku üle piiri vaata, et noh, ta peab sinna esiteks oma väed viima ja oma tehnika ja mida kõike muud ja noh, sõnaga. Või noh, tänapäeval on üldse see, kuidas nagu droonid võtsid üle lihtsalt. Ja see oligi siis mingi, et enamik lahingus hukkunutest ongi ju droonid, on nagu droonid ja on mürsud on ju, mis nagu kõige rohkem nagu põhjustavad neid. Nagu reaalselt proovi droonile pihta saada. Ja. Nagu seda seisvat märki oli juba suht raske tabada nagu mingi kordi paarisaja meetri pealt. Ja, et siis nüüd ongi nagu, ma mäletan siis, kui Iraagis see relvur meile nagu tegi relvakoolitust ja rääkis, kuidas noh, et mida sa saad üldse drooni vastu nagu teha on ju. Noh, ma olin see pardipüstol, vaat. See millega noh, see, mis neid hästi palju pelleteid vaata. Siis küsib, et oled sa kunagi parti jahtinud? Et noh, et see ei ole see võrgu püstol, mis laseb võrgu. Et isegi tegelikult pardi küttimine ei ole nagu nii lihtne vaata. Eriti kui ümberringi veel nagu iga 100 asja nagu toimub. Et siis sõjapidamine tundub, et ongi põhiliselt see, et sa oled kuskil maa all või kuskil nagu peidus on ju. Ja kuule lihtsalt seda. Vaat see ongi see, et mis meil nagu on palju räägitud, et võiks nagu solidaarsusest ukrainlastega, kes noh, nüüd paljud elavad Eestis, vana aasta õhtul ilutulestikku ära jätta, et see äkki toob mingi PTSD on ju tagasi. Ja siis mingi poliitik või keegi pakkus välja, aga teeme ilutulestiku asemel hoopis sünkroniseeritud droonide vaatemängu. See on veel parem, jah. See on veel, see, kus sa kuuled ja see on nagu veel nagu hirmsam on ju. Aga see ongi kuidagi, et see sõda on muutunud selles mõttes nagu julmemaks, et vähemalt oli mingi kuradi noh, fucking Sparta versus Pärsia, vaata, kus sa vaatad oma vaenlasele silma, verd lend, buss, et no see on isiklik, vaata. Aga nüüd sa ei kohtu kunagi inimene, sa isegi ei tea, kas sa just tapsid kedagi ära või mitte, vaata. Aina kaugemaks teha. Kaugemaks, jah. Ja aga mugavamaks varsti, kui ma saaks kaugtööna nagu sõdida, vaata. Inimesi ei, kui tuleb 5G, miks ma ei saa, aga teeme lihtsalt VR-is. Kui 5G tuleb ja ja siit läheb tuulikust, on ju, miks ma ei saaks siis teha nagu VR-prillidega nagu Rootsist kaugtööna lihtsalt kukutada neid granaate droonide otsast kaevikusse. Ma üldse ei imesta, kui see varsti ongi tulevik. Et lihtsalt ma teen oma osa,
aga nagu ohutuskauguses sest hui neil on sama tehnoloogia, vaata. Ma lihtsalt mõtlen, et kuidas sa seal nagu mingisugust nagu edumaad hakkad looma, et sul üks päev on nagu 20 drooni ja siis sa järsku tuled mingi äkkrünnakuga 2000 drooni tuleb lihtsalt sinu poole ja siis sa oled see ma isegi, kui ma oleks seal nagu Rootsis ja ma opereeriks seda nagu drooni, mulle tunneks, et mul on siis ka nagu, kui ma näen, et vastaspoolt tuleb 2000 drooni üle, vaata. Et siis oleks ka juba nagu hirmus. Sul on AOE, tämmi vaja, sul on vaja tee mingi peinlinge midagi. Aga jah. Suuremad pardipistolit. Aga jah, nüüd neil on need mingi optilise fiibriga mingid droonid, need, mida sa ei saa üldse selle kuradi EMP-ga. Need, millal need väiksed juhtmed jooksevad taga. Ja kus tuleb nagu spinningul, vaata. Tuleb selline väike nagu see, et seda sa ei saa kuidagi segadagi, et sest on ju ühendatud nagu kaabliga otseselt literali, vaata. Tuulelohega. Jah, ongi nagu tuulelohe, jah. Ja ne on, jah. Nägin mingit pilti ka, et terve põld oli neid väikseid juhtmeid täis minu arust. Kuskil niimoodi, et mingi tavaline suur põld ja neid optilisi, mis iganes ülipeenikesi, neid oli lihtsalt terve põld põhimõtteliselt täis, sest et oli ainult üle sõidetud nendega. Ja et seda küsisin ka sellelt relvurilt seal. Siis shout out relvur, no, tegelikult Kaitsevägi ei luban mulle nimesid. Ei see, kus ma nagu tegin selle Iraagi episoodi ja siis järgmine päev see meie Iraagi või see Kaitseväe pressiesineja, vaata, kes meiega seal oli, ütles, et jah, et kuradi, noh, et järgmine hommik seda pärast seda podcasti kutsuti ta nagu, noh, istuti maha, vaat, küsiti, mida sa selle kohta teha, mida sa, noh, et nagu ütles, et jah, te olite natuke liiga detailsed, vaata. Siis mul on see, et kurat, mõtlesin just, et lisab nagu elutruudust või sellist, vaata. Ma ei hakka ütlema, kes see relvur oli, aga siis tema käest küsisin ka nagu seda, et hästi palju räägitakse, on ju kaitseinvesteeringutest, on ju, aga need hanked võtavad ka tihti sageli aasta või mitu aega, aga selle ajaga juba ju toimub jälle mingi innovatsioon, jälle noh, mingi uus nagu asi on ju, mingi uus kuradi sümmeetria tekib. Ja siis ta ütles, et jah, parem on, et kui sa ei tea üldse neid asju ja saad öösel rahulikult magada, et noh, et ta tegelikult nii ongi, on ju, et noh, me räägime siin mingi, no isegi mingi tegelikult hävituslennukid või selline asi on ju, no et sa saad mingi õhutõrjet nendega teha, aga tegelikult 1000 korda odavam droon tehniliselt täidab nagu sama nagu eesmärgi, vaata. Jep. Jah, mul on selles suhtes, et ma olen ka nagu enam-vähem kursis nende teemadega ja ikka jälgin, et kuhu näiteks kaitseinvesteeringuid tehakse, eks ju. Aga mingi tunne, et seda nagu drooni asja nagu väheseks jäänud, see tundub nii loogiline, et sinna peaks nagu jõle palju, et igale, no mitte igale ajateenija ei pea seda läbima, aga nagu peaaegu selles suhtes, et see tundub nii loogiline, et nüüd see on sama tähtis kui see, et kuidas sa relva oskad käsitseda. Aga jah, kindlasti neid arenguid on aina veel, mida me isegi võib-olla oma silmaga ei näe, et algul tundus vaata seda, et näiteks neid segajaid ei ole üldse, et see droonisõda tundub nagu nii lihtne, aga nüüd ongi vist nende tavadroone on aina vähem, eks ju, et ongi aina need optiliste ühesõnaga nende kaablitega. Jah, et see tegelikult noh, need vindpüssidega tüübid noh, endiselt nagu noh, miski ei ole nagu muutunud obsoliitiks selles mõttes, et sul on endiselt vaja soomukid, sul on endiselt vaja lihast ja luust, on ju sõdureid, aga droonid on lihtsalt muutnud selle natuke nagu noh, et sa saad selle 70 millise soomuki ühe drooniga sisuliselt nagu ära hävitada. Et siis tegelikult mis tundub, et nagu kuhu asjad on nagu suundumas, on see, et kui varem oli nagu tiigrihüpe, vaata, siis nüüd tuleb teha mingi kuradi droonihüpe või midagi, et nagu noortel juba maast madalast on et on see drooni tund on ju, kus VR-prillidega õpid, kuidas lennutada on ju drooni või kuidas koolitada kedagi seda tegema. Et see on ka praegu just see järgmine kaitseväelaste ring võetaksegi, et hakatakse neid instruktoreid üldse koolitama. Et see on, mida Ukraina sõjast õpiti, et see on nagu veel olulisem. Et sul on nagu võime kogu aeg juurde inimesi
koolitada siis. Kusjuures ma minu arust ma äsja rääkisin ühe inimesega, ma ei tea, kui nii-öelda see pigem on ikkagi avalik informatsioon, aga ma arvan, et peaks tulema mingisugune droonitund, vabalt valitud aine, sest kui õpilane tahab võtta selle, siis ta saab ja see on ka nii-öelda tehakse ikka jõle päris põhjalikuks. Et, aga ma ei tea, mis see nii-öelda kohustuslik tundide arv seal on, see mingi 24 või mis iganes. No, sest mingid tüübid juba käivad ju vabakutselisena sisuliselt Ukrainas lennutamas neid droone. Niimoodi, et see ongi nagu keika sisuliselt. Ja. On nädalavahetus väike private. Väike private, jaa. Tapsin rindel 300 inimest. Ja. Väga rahulik private oli. Ongi, vaat kõik, kes meile rääkisid terve elu, et e-sport ei ole päris sport ja mida sa seal, mina kaitseväkke, mida sa seal arvutis ikka oled, vaata. Siis nüüd läheb asi ringiga tagasi sinna, et ei, päriselt me peame CS-i hakkama mängima, me peame VR-prillidega droone, noh. Mida, kuidas sa üldse nagu peidad ennast sellest? Vaat sellest ma ei saa ka aru, kui sul on nagu see soojuskaamera, on ju? Kust on näha mingi 20 minta või? Mis siis see? Kui sa kused kuhugi metsas. Te olete ka neid Falcon Clavi teaid näinud. Noh, mul on nüüd nagu see, et okei, pissil käia ei tohi. No, peab auku kusema, sa pead mingi augu kaevama ja auku kusema ja siis kinni katsma. Jah, aga siis on... See maaka ikka hõõgub natukene. Jah, ehk siis nüüd on nagu see, et nii, siis kus sa nagu oled terve aeg? See on tõesti nagu sa pead siis olema maal terve aeg, on nagu see, aga sa pead ka olema siis nagu päriselt maal. No tõsiasi on ka see, et venelastel ei ole siukest tehnikat enamustel. Ei no jah, see aga tõenäosus. Masinadel on need veel paremad, eks ju. Jah, ehk siis nagu... Ja pluss nagu vaata, ega see kõik areneb ju edasi ka nagu, et selleks hetkeks, kui võib-olla see siia tuleb, loodan, et ei tule, aga et noh, võib-olla siis ongi juba arenenud, äkki ongi, see on juba nii standard, vaata, sest vaata, mis oli kuradi 5 aastat tagasi standard või 10. Äkki see counter-droonidele tulebki selline nagu hästi, selline nagu laser, vaata, mis laseb nagu, ma ei tea, kas Starcraft laserist mõõk. Starcraftis on selline asi nagu Void Ray. Et lihtsalt selline... See on see sama, millega eelnati, et seal LA-s need asjad põlema pandi või? Seal oli ka see laseri teooria, et siuke punane kiir ja siis see kuumutas mingit spetsiifilisi kohta. Ja just, et ta lihtsalt tajub ära, et seal on see droon, korra nagu valguskiir lendab selle poole, kõrvetab mingid komponendid ära, nagu Starcraftis on Void Ray, vaata, et tegid neid 30 tükki olidki mängu võitnud, vaata. Et kõik, mis tuleb su poole, lihtsalt ülilihtne on siin lahendada. Korralt ma peaks NATO-le kirjutama, tehke laser. Kuuleks seda podcasti. Tehke laser. Ma mõtlen, kui tulebki. Ma arvan, et see osa on teile kasulik. Ja. See usku, päris palju on siin ainest. See on siuke Põhja-Korea taktika ja meil on suur laser toim. Me ehitame suurt laserit praegu. Tegelikult vaenlane peab lihtsalt arvama, et sul on see laser. Sest see, mida teise maailmasõja ajal tehti, oli see ka see valeinfo nagu opid, et sa tekitad neis mingi või see on, kuidas tegelikult ju Nõukogude Liidu kokkuvarisemist kiirendati, oli see jutt sellest, mida vist oli Reagan, kes nagu rääkis tähtede sõjaprogramm, et me nüüd hakkame ehitame põhimõtteliselt võimekuse vaenlase tuumarelvi alla tulistada, et me tekitame nagu sellise nagu kilbi või satelliitidega mingi high-tech shit on ju. Aga tegelikult lõpuks pidi lihtsalt tekitama see parakaid Nõukogude Liidule, et nad hakkavad ise nüüd massiivselt investeerima sellesse jaburusse ja viivad ennast nagu kiiremini pankrotti sellega. Ehk jah, me peame lihtsalt tekitama nagu, me ei pea tegelikult panema 5%, me peame lihtsalt ütlema, et me panime. Ja siis sellest võib nagu juba piisata. Meil ei ole päriselt tanke vaja, teeme lihtsalt need väiksed tangikujulised õhkutäis batuudid, nagu oli teise maailmasõja ajal, vaata need fake tangid, vaata, mida 2 meest said tassida tegelikult. Ja, neid siiamaani kasutatakse mõnest Ukraina sõjas. Jah, mingi fake himarsid, need patareid, vaata, et vaenlane laseks selle millise ballistilise raketi selle kuradi kummist täis puhutud. See oli Himmars blow-up dolli poole nagu. Ulme, kuidas ikka raha kulutatakse tegelikult, kui mõtlema. Tegelikult küll, jah. Aga noh,
see elus peab olema balanss kogu aeg, et kui ühel on võim, siis kellelgi veel olema. Tundub vähemalt nii. Kõik tahavad maailma juhtida. ja keegi ei taha oma MC poole elada, nii et vaata, toome selle nüüd tagasi, et me jõuame jääme enda piiridesse. Ja. Me jõuame vundamendi juurde tagasi. Tagasi vundamendi juurde. Sa arvad, et Putin oleks kellelegi kallale läinud, kui ta elaks ikka veel MC pool või? Ei. Samas, kui meil terve ühiskond ja kõik mehed elaksid siiani MC juures, ma arvan, et see Eesti oleks ammu ära võetud. Samas... Oleme ausad, meie naised on võimekamad. Võib-olla ongi hea, kui nad saavad rahulikult ringi joosta. MC pool, see on nii mugav, ega sa kuhugi ei põgeni sealt võeta. Mul on nagu see, et mis põgenen riigist, ma ei ole vanemate pooltki. Keegi võtta minu ema kodu. Ja, mis sa arv, ma olen teise riiki elu üles ehitama. Ma ei ole Eestiski suutnud seda. Ma ei ole oma koduriigis suutnud välja kolida. Ja oma korterit ei suuda osta, aga riigi eest võid sõtta ikka minna. Ja. Ei, väga õige. Te oskate väga hästi vastu argumente tuua. No näed, et never ei koli välja. Asi on see ei ole see, et ma ei koli. See on see, et ma olen kolinud vanemate poolt välja mingi 5 korda. Kaugel sa jõudnud oled? Alati ju nagu korterisse. Maksan seal mingi aasta või nii üüri on ju. Ja siis on alati see, et ma lähen mingi pikaks ajaks välismaale või kuradi lähen mingi ala naisest lahku või mida iganes on ju. Ja siis lähen vanemate poole, rahast lage. See on mingi muster tekkinud. Rahast lage, lähen nagu haavu lakkuma on ju. Ja siis kuidagi hakkab jõle mõnus. See tasuta või hitib, jah. See tasuta või hitib teistmoodi, jah. Et ja siis kuidagi... No vaata, täna on terve aeg kuulnud, et vundament peab tugev olema. Ja siis ta nagu käib ja ta jõuab alati tagasi vundamendi. See SAQ vanemate pool on nagu alati see, et oh my god, ma pean ootama kuradi kuni kõik on magama läinud, pikuma midagi, mis ei ole tegelikult halb asi. See ei ole hea, kui sa mingi kell 2 päeval oma korteris lihtsalt tääb lahti, päeva energia läinud, vaata. Et see on hea, kui sul on see vanemate pool elamine tegelikult annab mulle struktuuri juurde. Elu on balansis rohkem. Ja, et ma ei saa, ma ei pane iga õhtu viskit, vaata, või et tegelikult ma olen, pluss see, et ma elan nagu Kakumäel, mis on kesklinnast nii kaugel, aga mul on iga päev asja nagu linna, siis kuna ma ei viitsi sõita bussiga, siis ma sõidan kogu aeg autoga, siis ma tegelikult joon alkoholi mingi korra kuus või 2 korda kuus nüüd. Ehk tegelikult vanematega elamine on ikkagi turvalisem. Mulle tervisele üli hästi mõjun, tegelikult. No mõtle korrekult siis kui ma elasin Kalamajas, Kalamaja kõige parem location, kõik maigid on, pooled maigid on 700 meetri raadiuses, ehk mul oligi see, et lihtsalt kuradi kodus gravity bong sisse, Bolti tõuks, munnikaru ei saa maigile, ülikivis, paanikahoog, laval, ühtegi uut bitti ei tule, nii läinud, vaata. Aga nüüd ma olen nagu sharp, sest ma pean autoga pärast tagasi ka sõitma. Vanemate autoga? Ühe autoga. Ära nüüd hakka siin... Ei, sorry, ma ei tahtnud isikatuks. Ma viin täna, pagass hallitab, täna viin hooldusesse. Õige. Arve saadad pärast vanematele? Keegi võiks tegeleda küll. Keegi võiks küll tegeleda sellega. Oh shit. Rockstar life. Rockstar life. We all wanna be big rockstars living hilltop. Ei tule see Nickelback mul peast, vaata. Aga mul ongi see rockstari elu, vaata. See on päris rockstari elu. See on tegelikult, see on rockstari elu. Et mingi... Paljud ei saa öelda, et ma olen 29-aastasena siiani vanemate juures. Edukalt. Edukalt. Kus on teie põlvkondlik jõukus? Läbi terve inimajaloo sinu perekonna staatus nagu mängis olulist rolli. See, mis perre sa sündisid ja kui palju sinu vanematel raha oli kõige olulisem asi sinu juures aastatuhandeid. See on ainult viimast mingi 30 aastat, vaat, kus kõik tahavad olla nagu mingi 8 Mile'is, vaata. I'm gonna doing my own thing.
sakib, üliraske. Vähemalt keegi tunnistab seda. Jaa. Hei, ma olen kuradi Weinbergsite dünastia liige. Ja self-made, fuck that. Self-made, together made. Asja nimi on jah, lihtsalt ei oska, vaat kõik välja teenitud muisab. See on see sulgudes muisab. Kõik välja teenitud. Ei, aga no hea, et me vundamendi uuesti nende paika saime. Te ei tea, kui palju minu isa tegi tööd selleks, et mina ei peaks. Ja, sa puhkad oma lapsi eest. Kas ma hakkan nüüd, et ta tegi seda kõike mõttetut, tahad öelda? Et ma ei väärtusta seda. Et ma ei väärtusta seda ja nüüd lähen tööle nagu mingi, noh, ma just, no, it was all worth it. Ma ei hakka ära raiskama seda kinki, mis ma olen endale andnud. Väga õige. Läbi selle. Ma üritan sama mentaliteediga elust läbi minna. No tegelikult küll on ju. Jah. Enam ma seda ma panen need KV ja kõik tääbid. Muidugi pane kinni. Ja kui osta, siis et välja üürida mingile idioodile, kes kolis välja. Ja nüüd sul on tema raha ka. Ema juures elab kapitalist lihtsalt. Väga smaugid lihtsalt kodus. Kogun kõike. Kui keegi saab minu koogist mingit tükki vaata. Sul on sinu raha, mis jääb sinu kätte ja sul on mingi idioodi, ei saa oma vanematega läbi üüriraha, mis jääb ka sinu kätte. Ehk siis literaali parim investeering on see, et sa võid emadepäevaks emale lilli ja võib-olla teed jalamassaaži talle vahest. Ja võimalusel ma rendin selle maja välja mingile noorele poisile, kes on just vanemate juurest ära tulnud. Ja emale ei ütle, aga tegelikult see su ema hoolekanne on ka tasuline, vaata. Et hakkad selle eest ka talt raha küsima. Ja arvatavasti ta palub tulevikus, et kui ta pensionit hakkab saama, et tegele ise minu nõelda rahaasjadega, et ma enam ei oska seal interneeduses hakkama saada, eks ju. Ja siis nõelda, oi, kui see kuu vähenes pension, tuli just see uudis. Jah, kuule, et tegelikult ma siin vaatasin, on täitsa head hooldekodud. Aga kuule, lihtsalt tõsta EMPS hooldekodusse. Lihtsalt otse või? Lihtsalt otse hooldekodusse ja üürida tuba välja kellelegi. Ma hakkan enda kodu nüüd ka. Tee enda kodu full Airbnb-ks. Super. Ema pane hooldekodusse ja no see, kus riik toetab. Ja lihtsalt hakka nagu ülikallist, noh, millest sul need sõrmused on? Vaatan, et ei ole päris kullast või hõbedast. Ei, vist on hõbedast. Või hõbedast. Need on kõik gümnaasium, mis sa lõpetanud oled, jah? Tankitõrje on siin pool. Siin on lihtsalt mingi sõrmus kuskilt reisilt ja siin on sõrmus kuskilt reisilt ja siis siin on koolisõrmus, jah. Varsti tuleb droonitõrje sõrmus ka. Aga panin EMS-i hooldekodusse sõrmus. Panin EMS-i hooldekodusse sõrmus. Aga jah. See on nagu Michael Jordan. Aga las sama. Ja, see on nagu sinu see championship ring. Thanos. EMS on hooldekodus sõrmus. No keps nagu rebane. Mis asja? Ei, see on üks Miikali bitt, vaata. Miikil oli selline bitt kunagi, et mingi vanaema hakkas nagu väga selliseks väetiks jääma. Et äkki peaks ta, arutasid isaga, et äkki peaks ta nagu sealt maalt, isa üksi enam endaga hakkama, vaata. Ja siis isa on nagu, et kuule, ta seal jookseb nagu rebane ju. Vaat, terve nagu rebane on ju. Ja siis Mikk on nagu, ei ole ju. Ja siis isa nagu teab, palju need hooldekodud maksavad. Ja siis Mikki vaatab, palju hooldekodud maksavad. Ja nagu rebane. Ta jookseb tõesti täitsa nagu keps ja selline, just see maaelu, vaata, hoiabki noorena teda. Tööd peab tegema. Siis jõuti nagu juureni. Jah, tead, inimene läheb pensioniga, siis kärvabki maha aasta jooksul, vaata. Ei jah, need hooldekodud on nagu päris teema, ega see pensioni sellega ei kata kinni seda, noh. Need hooldekodud mingi tonna vähemalt, kui sa tahad normaalselt, et
Jaa. olen ka kuulnud. Kui sa tahad seda, kus sind ei vägistata. Aga siis ongi see koht, kus Jaa. pead ütlema lihtsalt nagu, et seltsis segasem. Mul oli võimalus sind panda eraldi tuppa või 5-sesse, kus on 8 inimest. Vananaga rahu ei saa ikka mingi. Ei, nagu mingi action peab olema ju. Sul hakkab igav. Pluss üheses toas on see oht, et su hooldaja vägistab sind. 8, there's safety in numbers. See on ka haige, et see on päris lugu nagu. Ja. See, et kuradi, et kui sa ei mäleta, siis see ei olnud vägistamine. Siis korkimine on okei. Selle loogika järgi, kui sa kasutad piisavalt korki ja ta ei mäleta pärast, sa ju ei tekitanud talle mingit kahju, sest et ta ei mäleta. What a loophole. Endale ka korki, ise ka ei mäleta. Keegi ei mäleta. No, kuidas see üldse välja tuli? Ma ei tea seda lugu. Ma ei tea, midagi oli, et kuskil hooldekodus, ma täpselt ei mäleta, mis oli, siis hooldaja kuradi vägistas mingit rauka ja siis nüüd kohtulahend nagu sai avalikuks või midagi ja siis sealt nagu kuidagi oli see oluline pehmendav asjaolu siis see, et kuna sellel naisel oli dementsus ja ta nagu ei tajunud või et ta nagu ei tõlgendanud seda olukorda, ei mõjunud niimoodi nagu. Ja et siis see nagu kuidagi nagu mitigating factor, vaata. Mis me aru saime on see, et vägistamine on tõlgendamise küsimus. Jah, see on tõlgendamise küsimus, et kui ta, jah. Maailm läheb aina sürreaalsemaks. Jah. Ei no, mul on alati see, et kui on mingi selline uudis, siis ma proovin äkki ma nagu ei tea nagu juurat piisavalt hästi, et nagu aru sest see kohtunik või kes iganes, tema ju pidi väga süvitsi minema, et nagu tegema seda otsust, et mul ei ole juuraharidust, äkki on lihtsalt mingi sensatsiooniline mingi pealkiri võetud, et äkki ma lihtsalt ei saa sellest aru ja siis tulebki lõpuks välja, okei, tegelikult ongi perse saata. Mingi buumer otsustas, et see on see, et korrakas see kohtunik siis kas ta nagu lõi enda jaoks selle pretsedendi või? Et kui su enda ema, ma ei tea. Et ei, ma olen minu arust see on tihtipeale samamoodi, et ma suhtun mingitesse absurdsetesse pealkirjadesse niimoodi, et just kui tundub nagu, et ma tean õigesti siin nagu olukorras, et just kui nagu võiks mingi järelduse teha, et ei tohiks nii teha, võtame selle näite. Ma mõtlen nagu loogiliselt, ükski asi ei, nagu eriti sellised teemad, need on nii haavatavad, et seal ei saa nagu nii lihtsalt otsust olla või et seal peab olema mingi muu tagamaa, vaata. Ja siis nagu loed ja see on nagu päriselt ongi nii ongi putsis. Jah, see on nagu see Trumpi asjaga samamoodi, eeldad, et on mingi loogiline nagu järjestik, aga tuleb välja, et ei ole. See on suurem plaan. Tuleb välja, et veel suurem. Tuleb välja, et tänapäeval on suht kõik inimesed on suht nagu sama targad. Või nagu, et kunagi oli vaat see, et on mingi see aadlike seisus on ju, et neil on nagu ligipääs lihtsalt, teistel lihtsalt ei ole raamatuid on ju, ega isegi lugemisoskust ja siis on need aadlikud, kellel see kõik on, et nad on nagu pika puuga nagu ees on ju, aga tänapäeval kõigil on ju internet, kõigil on nagu ligipääs, Wikipedia on ju, et siis tegelikult nagu me ei ole oluliselt lollimad kui mingi Ameerika on ju senaator kuskil on ju. Et tegelikult meil kõigil on suht sama info peas, meil kõigil on suht sama loogikavõime on ju. Lihtsalt tema on selle positsioonil, ta on pannud kõik oma energia sinna skill tree'sse on ju, et tal oleks nagu võim teist üle. Aga otseselt ta ei ole nagu targem teistest. Samamoodi on Eestis ka nagu poliitikas on ju, kus sa vaatad, mis kuradi kelbast seal nagu aetakse aega. Siis lihtsalt tuleb lihtsalt neid ainus vahe ongi see, et tema käis kuradi seal neid Keskerakonna kohukesi jagamas kunagi vaata aastaid ja nüüd ta on nagu läbi sotsiaalse kapitali jõudnud vaata mingisse positsioonile ja nüüd tal on otsustusõigus on ju teiste üle ja siis teised nagu
päris inimesed hoiavad peast kinni ja vaatavad, kuidas see kohukese vend siin delegeerib, onju. Et noh, tuleb anda rahva kätte võim, sellepärast tulebki EKRE-t võim. Tuli praegu fun fact selle Trumpi asjaga ka meelde, et ta just vist minu arust eile või üleeile tweetis, et tweet läkski siis niimoodi, et nad nimetavad seda USA ajaloo kõige edukamaks esimeseks 100 päevaks. Siis esimene kommentaar oli, et kes on nemad? Who are they? Kes seda ütleb? Võib-olla see lähiring, kes seda inside treidimist teeb. Mida nad isegi ei varja. Nagu see Trump ovaalkabinetis. Ai kuradi, sa teenisid 2,5 miljardit. Sa ju näed, et siin on meedia ja kaamerad. See on üks põhiasjadest, mida te nagu oma siis demokraatidele ette heitsite, vaata kõik see Nancy Pelosi ja see et see nagu et on tehtud see Pelosi stock tracker, vaata, et sa näed, mis stokki tema ostab, siis sa tead, et osta ka neid stokke, sest need kohe teevad tõusu, sest tal on mingi informatsioon, mida sul ei ole. Et samamoodi, kui sa näed mingite aktsiate nagu müüki, et siis enne on mingi väike nagu virvendus, et see on see sisering, mingid poliitikud, vaata, kes teavad juba mingi eelnõud, mis kohe nagu läbib, on ju, et siis sa saad nagu näha, ja siis tuleb mingi päev hiljem et ja sama asja sa näed praegusega, on ju ka. Jah, tundub, see on nagu nii ilmselgeks läinud, see nagu ei ole enam isegi... No aga vaata, mida rohkem see nagu tehnoloogia areneb ka ja siis sul ongi pohhu, et sind filmitakse, vaata, sa ütled, terve selle AI video. Ja lihtsalt kogu aeg oledki fake news. Tänapäeval üldse ju neid kuradi aktsiaid ju ostetakse, müüakse AI-ga üldse, et algoritm ise nagu tajub, see asi hakkab nüüd tõusma, et tehisaru nagu ostab ja müüb aktsiaid kiiremini kui inimesed, vaata. Ma üldse imesta, jah. Et kuulutatakse välja mingi uus tariif, enne kui mingi inimene suudab reageerida, mingi arvuti on juba ostnud või müünud mingit aktsiat, et see on nii nagu... Et maailm on nagu rikkam kui varem, aga rikkad saad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks. Aga sa ütlesid, sa ole ühtegi vaest näinud, nii et tegelikkuses... No jaa, see on minu see väike... Kohe, kui ma load sain, Kakumäe mull. Kadus mul viimane kokkupuude selle ühiskonna läbilõikega ära, vaata, varem oli vähemalt bussis, vaata, näed ikka mingit teisi on ju, teistit. Aga siis nüüd ma sõidangi nagu autoga kuradi ühe fucking blue checkmarkiga inimese juures, teise blue checkmarkiga inimese juures. See kui näed, sa ei näe seda rongi peatuses ootavat parmu, vaata. Mul on ainult blue checkmarkid. Kui ma teen Insta, kellega ma olen vestelnud, ainult blue checkmarkid, vaata. Et see, mul on väga biased. Ma tunnen, et ma olen ise rott, vaata. Kuigi, kui tegelikult, kui me räägime sellest ka, et eestlased on vaesed, mida see nagu tähendab, vaata. Et ma ütleks, et keskmine sakslane tegelikult ei ole rikkam ju tegelikult. Võib-olla Berliinis seal on nagu veits teine, samamoodi nagu Tallinn ja muu Eesti on ju. Aga keskmisel saksa leibkonnal ei ole ju mitte mingit raha kõrvale pandud. Nad ongi suht nagu mingi palgapäevast palgapäevani. Et juba kui sul on Eestis mingi 5000 eurot kõrval on ju, sa tegelikult oled rikkam kui mingi keskmine sakslane. Miinus Berliin on ju. Et see kõige huvitavam nimetaja. Jah. Miinus Berliin. Miinus Berghain. Jah, Miinus Berghain. Ja see on väga nagu selline inside stocks, lihtsalt 3 krüptovenda räägivad stocksidest. Jah, ega see on nagu põnev ka. Ma ei tea seda nii-öelda statistikat nii hästi, kas see netopalk on ikka ju kõrgem Saksamaal? Ei, seda küll aga kui siin... See keskmine, see mediaane. Kui siin panna veel see, et palju maksab näiteks mingi üür on ju. No jah, ja see on kallim ka, jah. Nagu see Berliinis on ju üldse see, et kuradi mingi
seal saada mingisugust, noh, kui Berliinis on niimoodi, et kui sa saad endale üürilepingu, sa oled juba üks vähestest, kellel vedas nagu, sa said aastase üürilepingu, see on nagu, praegult on seal suur probleem, et landlordidele makstakse nagu pistist, et nad annaksid sinule selle üürilepingu, mis on nagu illegaalne, aga seda tehakse laialdaselt. Ja kui sa tahad nagu üürikorterit, siis sa ei tohi hinda nagu alla kaubelda, sa pead just nagu üles kauplema, vaata. Ja seal maksadki mingi 2000 eurot kuus mingi täiesti tavalise no aga see ongi ühe-kahetoalise suurlinna elu, aga sa ei saagi ju sealt üle ega ümber. See samamoodi, Melpsis ju samamoodi. See, kus mingi lähed otsid endale eluaset, siis sa käidki mingi 2 kuud iga päev mingi 5 korterit vaatamas, sina ja veel 25 inimest. Ja siis iga kord on see. Ma loodan, et nad valivad minu. Eestis saad ikka ju, noh, sa maksad, noh, Austraalias on lausa niimoodi, et maksad seal Melbourne'is seal käib see iga 2 nädala tagant, et sa saad 2 nädala tagant palka ja sa maksad üüri 2 nädala tagant. Ja see nädala üür meil Henrikuga 2 peal oli korter, see oli vist mingi $650 on ju, see on siis mingi 320 eurot, midagi sellist. Ja see oli nägu või? Mis oli kokku? Oli kokku, aga näkku kuuüür oli mingi 8 sotti, ehk siis kokku mingi 1600 nagu kuuüür. Aga noh, Eestis tegelikult ju ikka rohkem oli sul siis või? Ei olnud või? Sul oli 1600 või? 1600 oli nagu kohalikes dollarites või? Ikka eurodes nagu kokku 2 peale, vaata. Okei, 8 sotti nägu siis. Jah, et aga Eestis, noh, tegelikult saad ju üsna asjaliku korteri koos kommunaalidega 6 sotti Tallinnas. 6 on ju. No jah. Et lihtsalt ja vanemad ei küsi üüri. No mõnel küsib, on ju. Ju siis olid siit laps, aga ilma naljalt ma enne isegi mõtlesin selle peale, et kui sa elad ikka veel vanemate juures, siis ma juba kuskil artiklis ütlesin seda, ma sain väga palju puid alla selle eest, et ma ütlesin seda, aga see üli hea võimalus säästa, kui sa päriselt plaanid teed selle rahaga midagi kasulikku ja näiteks plaanid kodu sisseostuks koguda. Fuck it, suvel on festivale tulemas, come on. Kui tagasi vanemate juurde oled kokku, saad suvel Smilersit absolulli igas välivenjus näha. See ongi haige, et kui sa võtad mingi üürika, siis tegelikult sa maksad kellegi teise pangalaenu ja veel haigem on see, et see, kelle pangalaenu sa maksad, ei pruugi isegi olla teine pangalaen, see võib olla välja ostetud korter ja oleks see vähemalt niimoodi, et sa maksad üüri ja mingi noor perekond näiteks saab sellest sinu üürirahast maksta enda pangalaenu, aga mis on ka tõusutrendis on see, et see on mingi fucking kuradi investeerimispank, kes proovib oma raha kaitsta inflatsiooni eest, lihtsalt ostab neid kuradi korterid kokku, mingi fucking BlackRock or some shit. Ja sa lihtsalt annad oma raha BlackRockile selle asemel, et elada ainsate inimestega, kes sind päriselt armastab. Meeldib, et me jõudsime selle juurde nii ilusti tagasi. Aga ei muidu küll ja ma mäletan mingit fakti ka, et kui Eestis mingid esimesed pangad ühesõnaga suuresti tulid ja võib-olla sellest natukene aega veel edasi, aga ühesõnaga ma ei tea nüüd, kas see oli BlackRock või Vanguard või kes iganes, aga mingisugune mingi suurem see ostis Eestis ka tohutult kinnisvara kokku, kui NSV ühesõnaga lagunes ja sealt natuke paar aastat edasi asi oli natukene arenenud. Ja siis omaski, ma ei tea, mis seis see praegu on ja see võis vabalt mingi hõuks ka olla ja keegi ajas lihtsalt mingit juttu kokku, aga samas see on loogiline ka, et neil on ju kõige suuremad varade haldaja ongi BlackRock. Ja Eestis on ka mingid pangad panevad ju suure osa sellest pensionifondist panevad BlackRocki lihtsalt. Lihtsalt see kasvab ju ja suht tegelikult safe on ju, aga kas ta on õige või nii sellesse maailma monopoli vaata panna, et
et ma ei tea, mingi kuradi eelnõu võiks tulla, et ära äkki välismaalased, äkki sa võiks olla Eesti kodanik, et ma ei tea, olla päriselt nagu lihtsalt tühjad korterid seisavad vaata kuskil. Lihtsalt mingi... Kõige kiiremini lähevad ka vist penthouse'id ja kallimad korterid. No ja aga vaata, oleme ausad, need osad lähevad lihtsalt niimoodi, et tead, lihtsalt ehitaja jätab endale vaata. No võib-olla küll, jah. Ma usun, sest vähemalt kui näiteks kasvõi seda Austraalia, seda vaata, seal oli vaata ülipalju ehitati kogu aeg. Linn kogu aeg kasvas, siis kõik oli tegelikult see, et see oli nii juba ära jaotatud, et ongi, et ehitusfirma ehitab, siis saab mingid korterid saab endale, mingid müüb mingitele ettevõtetele, kes üürivad omakorda edasi alla. Et see on sul on lihtsalt häid sõpru vaja vaata. Ja kus sa saad nagu noorena nagu endale siukseid mõjuvõimsaid kontakte, on siis, kui sa elad oma EMS-i pool ja tal tulevad sõbrannad või sõbrad, daamid kübaratega, rikkad. Sa valad neile limonaadiklaasi, lõikad seda saia või leiba, tood, hoiad neil tuju ja täidad klaase, vaatad, boom, see on ju tore poiss. Muidugi. Kärdi poeg on nii tubli. Tule ka meile praktikale. Aga niimoodi vaikselt. Päriselt magusad kinnisvarad ju, nad isegi ei lähe kuhugi KV-sse. Need lähevadki siseringis kuskil golfirajal. No aga ise ka ju, kui sul on nagu normkorter, mida sa nagu pead kalliks ja nii, ja sa tead, see on hea place, siis sa tahad ka, et sa saaks mingi normaalne inimene. Sul ei ole ju pohhui, ma arvan. Jah. Seda ma tutvusin, sellest ühesõnaga sain ka praegu alles viimasel ajal teada, kui ma olin juba natukene korterid vaadanud, siis mingid maaklerid, tegin ühe TikToki sellel teemal ja mingid maaklerid kohe kirjutasid mulle, et kuule, et las ma otsin sulle kodu, ma ei taha, et sa mulle kodu otsiks, et sa tahad jälle midagi vahelt vaata, ma otsin selle ise. Ta nagu et ei nagu väga palju on neid ka, mis ei ole nagu turul veel müügil. Mis seal toimub nagu ja siis ma ei uskunud teda ikkagi, ma ei rääkinud temaga rohkem midagi. Peate rohkem rääkima. USA valitsuse agent. Aga seda, mis ma hakkasin ütlema, oleks teisest meelest. Ju siis ei ole nii oluline. Palju meil on muidu tänu olnud? 1.30. Ahah. On sul muidu midagi plugida? Mingit eventi või? Millal see välja tuleb? See tuleb välja mingi nädala pärast vist või? Ei, 2 nädala pärast. Siis ei ole midagi, jah? Siis ei ole midagi öelda, jah? Ei, tegelikult ma kindlasti on midagi öelda, aga ma ei tea, mida veel. Mingi suvefestival. No ja ma esinen Õllesummeril, ma esinen Pühaärvel, Võsuranna festivalil, Vali 1 tule või vali kõik. Ja ööbid igal pool seal kuskil lähedal nendes või? Ei, kuna ma ei joo siis väga ka palju, siis ma lähen ka alati koju tagasi. Selles suves Sam hakkab festivali lavadel ropendama. Te kuulsite see siit? Nope. Ta hakkab liiga suur samm minu jaoks. Ta hakkab Narksist laulma. Ta hakkab ropendama. 1 lava ja 1 roppus, see on maks, mis sa saad mu käest nagu. Aga sa võiks sellise ühe curveball loo teha, sellise FMMB stiilis. Ei, tule, ma olen 200 naist läbi nikku, Mõtle, aga paned Sammi uue albumi peale, see on esimene intro. Tegi nii, et su praegune album oli Südamelt ära. Nüüd järgmine, ei tule isegi album, tuleb single, mille nimi on HPV. Mis see on? See on üks suguhaigus. Super. Tän üritab seda populariseerida. Tegelikult HPV juba on üsna populaarne. 80% inimestest on see. Nii et paljud isegi ei tea sellest. No näed. Tulebki see karja immuunsus saavutada. Karja immuunsus on parim vaktsiin. Saas, kes mu kuulas? No nüüd olekski need, kes niikuinii FMMB-d kuulevad, jah? Nad saaksid veel ühe sükse artisti. Jah. Kui jutt on siis tuju ja FMMB-ga linna peal. Tänil on nendel pidudel nagu lihtsam timmida piffe. On küll, jah, sest nad on noored ja mälus. Parim kombo. Bibibibimpa. Teeme väikse limpa. Super koos. Need 2 võiks kokku panna. FMMB ja Jaanus Saks. Jaanus Saks. Bibibimpa.
limpa. 3. rida teate või? Et kui kange ei lähe, siis teeme mojito või midagi. Päriselt? Ja kui kange ei lähe, siis... Sa oled mingi 47-aastane mees. Seda tüüpi peaks veits uurima küll, jah. Ei, pange lihtsalt kohe pokri ära. Kuulake natuke ta kõnesid pealt. Natuke, lihtsalt vaata, kõik olid varem ka Sass Enno, käib koolides, annab loenguid. Ja nii kaua läks, vaata. Nii kaua läks. See on näljakas, et see teema on ka täiesti vaibunud jälle. No ma saan aru, et sa ei hakkagi iga päev sellest pasundama, aga nagu, mis sai? Meil on prindis praegu särgid. Meil alles tulevad. Hashtag, mina olin ka siin. Aga jah, ei, see ongi see, ma olen sinuga nagu nõus, et Sass kindlalt sai liiga palju heiti selle asja, et mina ei hakka sinuga üldse vaidlema sellel teemal, et see, millisteks snoobideks on meie ühiskond muutunud. Liialt hellad olema. Kes, vaata, mina ei saa isiklikult nagu sellest aru, et okei, ma saan aru, miks Sass Enno, miks ta sai praegu nii palju heiti, on ju? Ta siis okei, sulle ei meeldi lõppusid, ta suksutas verinoori tüdrukuid, on ju? Verinoori tüdrukuid suksutas. Sass Enno. Kes oli nagu nii kindel või? Kuulus kirjanik. No ikka ju tüdrukud tulid välja ja ütlesid seda, et nad olid nagu, ta istus seal voodis kõrval. Muidugi oli hea, et ta mingi pesi neid veel pärast. Pesi neid, jah. Gentleman. Aga oli küll, jah. Pesi neid nagu härrasmees. Aga nagu ma saan aru, nagu chill või? Ei, ma saan aru sellest, et miks ma olen nii excited. Ma saan aru, miks inimesed heitivad, vaata. Aga ma ei saa aru nendest, kes on ei heidi. Ei, kes on nagu, et oi, mina ei saa aru, kuidas vanema mehena saad noort naist üldse ei saa aru, päriselt ei saa aru või? Ainus põhjus, miks mina ei sebi 17-aastaseid, on sellepärast, et see on vale. Mitte sellepärast, et ma ei taha. Ma olen tegelikult parem inimene, sest minu jaoks on igapäevane võitlus. Nii happy. Tegelikult ma olen parem inimene, sest et ma pean iga päev tööd tegema endaga. Tööd, mida Sass Enno ei teinud. Aga mina teen. Mina nikun ainult. Vaat mul on see valem, kellega tohib olla. Minu vanus jagatud 2 pluss 7 miinus 5. See on see minu valem. Oh my God. Sa soovid, et see episood oleks 5 minutit varem lõppenud. Ei, tegelikult see on üks uus selline riskantne bitt, mis ma tahan täna laval proovida. Et ma tegelikult ei ole olnud mingi 17-aastastega. Ei, ma loodan ja usun sind hetkel. Mul ei ole seda 3. Ma hirmust usun sind, aga... Ma ei ole olnud 3-kas 17-aastastega. Mul ei ole nii palju game'i. Oota, mis see valem oli? Sinu vanus jagatud 2 pluss 7 miinus 5. See oleks 24. Ja see oleks 22 sinu vanuse järgi. Ei, see oleks 17. Miinus 5 ka. Jah, tal on see miinus 5 selle sees, vaata. Jah, ma olen väga täpne. Ma olen väga täpne selle juriidikaga. Järgmine aasta miinus 6. Ja. Ta nagu hoiab seda kogu aeg. Ei no, uue auto lõhn, vaata. Otse tehasest tulnud puts. Aga ei, tegelikult, sa oled 24, sul on siis, sa oled suht püsisuhtes, on ju? Hüpoteetilises maailmas. Vallaline sämm. Tulista. Unistan. Ei, nagu selles hüpoteetilises maailmas. Selles hüpoteetilises maailmas unistan iga sekund. Sa oled... Kui need osad on, lõikame minu näo välja, vaata. 24 jagatu
jagatud 2-ga, 12. Juba, kuule, lõpetame selle valemi. Tegelikult see päris valem on nagu, tead, nagu Einsteinil oli see E võrdub MC2. Ma kirjutan tahvli peale lihtsalt 14 võrdub okei. See on nagu see uus. Okei, siis 12 pluss 7, ehk 19. Oi, kurat. -5. Kuule, okei, pedofiil. Ärme ära hakkasid kuradi, see on kuradi laste podcast põhjusega. Päikesejänkud, jah. Ja päikesejänkud, see kuradi tõmbab neid, noh. Meil on see Venno Loosaare strateegia. Ema juures elamisest, sõjast ja... See on meie Otto Triin. Päikesejänkud. Ikka saab seda, noh, noort liha, ei, nali. See on lihtsalt, me teeme, vaata, vahest me lähemegi üle piiri. Seda on hea öelda siis, kui sa ise seda piiri kõige rohkem nihutad. Ei, me siin kõik tegelikult me kõik. Aga ehk siis 19, no, kurat. Oleks ma sinu vanune veel. Midagi sa oled ikka õigesti teinud. Või noh, sa oled kaua sa oled suhtes olnud? Nüüd juba üle 3 aasta. Üle 3 aasta? Jah. Tavai. No mul oli juba 3 aastat tagasi see, et ma tundsin, et nagu nüüd on juba küll nagu lõbutsetud ja tahaks nagu, no ma ei olnud enne seda olnud nagu väga pikaajalises suhtes, ma olin pool aastat olnud, midagi siukest, aga nagu sealt ei olnud midagi nagu rohkemat tulnud, et see enamus oli ikkagi armumine, aga... Ei no poole aastane suhe, mis te jõudsite mingi 2 korda kokku saada? No enam-vähem, jah. See kaitsevägi ka vahepeal. Täpselt. Oot, et sul oli 21 aastaselt, sul oli see, et nii, nüüd on sarved maha joostud. Põhimõtteliselt küll, jah. No see ei tea kunagi, vaata. See tuleb mingi, jah, siis kui sa mingi... Keskea-kriis ja... Muidugi, jah. Sa pead sa juba vaikselt planeerima hakkama. Vaata, mul on siuke kogumiskonto, mis on juba, et ma panen Keskea-kriisiks kõrvale. Et mis haige asja ma siis ostan selle eest. Või mida iganes ma teen. Jetski. See 2 päeva, mis sa saad Eestis sõita. Ja noore naise ülalpidamine. See on sul juba planeeritud. Ja lihtsalt odavama jetski lihtsalt, et saaks rohkem jätta noore naise ülalpidamise. See on väga kallist, muidagi. Väga kallist. Keegi kunagi ei räägi, vaata, kui palju nendel pervaritel raha kulub. Nendel pervaritel. Kui palju, see on kallis lõbu, on see noor naine. Olen kuulnud. Oled kuulnud või? Ja vaata, Norman pidi kuradi Hiiumaale maja ostma, et tegelikult ma ei tea midagi. Aga no kui sul on kuradi näide, mille nimi on mu noor naine ja sa seal plakati peal kroupid seda... Eter oli noorel Biffil näpp sees. Noorel Biffil ja mis ma siin levitan kuulu jutte. Mina ja mu noor naine. Vaat selle nimi on Hiding in Plain Sight. And the sight is very plain. The sight is very plain. See sama plain, millega te Hiiumaale lendate. Vaat tema kindlalt ei tea seda valemit, tal on kuradi minu vanus jagatud 2-ga. Ja sinna ta jääbki. Ja mida iganes ma pean tegema, et jõuda 12. Ei tegelikult, kui ikka on ma ei taha, et pärast on see kuradi pealkiri, vaata, et pealkiri Sam vestluses podcasti saatekülalisega ja siis on tsitaat. Henrik Norman on pidanud. Aga nagu sina ei öelnud seda, aga lihtsalt Sam vestluses. Sam võttis osa vestlusest. Sam võttis osa ja noogutas, kaadrites on näha, et ta vahepeal tegelikult kratsisid lõuga. Mõtlikult. Aga jah, kui plakati peal on näpp sees. Kui karjäär läheb, siis mul hea meel, et see päikesejänkudes oli. Jah, tõsi, tegelikult see ongi see right of passage. See on siuke safe platvorm ja see on nii palju igast sitta räägitud. Aga ühtegi tagajärgi ei ole kunagi olnud. Mitte ühtegi. Ma loodan, et see... Ei, meil on Sass Henno käinud siin külas. Meil on Sass Henno käinud siin külas. Öelnud, tegin küll, jah. Mitte midagi ei juhtunud. Päriselt ka? Ja, sest ajakirjanikud ei viitsi nagu kuulata. Transkribeerida. Vaatavad nii pikk episood. Jaa, ei viitsi. Pohhu, et see on kuradi kriminaaltoimik tegelikult.
saate nimi ongi Krimi meil tegelikult jah. Oota, see oli enne või peale seda kõike? Pärast, muidugi. See oli ta see press run. Sa said ka aasta albumist, tulid hiljem vaata press runile. Sassil oli sama. Me oleme Sassiga koos tuurile. Aga seda ma ei teadnudki. Tänil tuleb jah Sassiga tuur. Backroom special. Backroom special. Jah. Ei, keegi peab ju tooma backerisse. Sa tead, et see asi oli perses, kui isegi 5- viskas nende Prima ajal, kui neil olid kõik need albumid 2018 nad bändist välja. Ja. Et kui nagu aga samas mõtle, kui haige nagu... Sinu noor käsi muu pükste sees. Aga see ju, samas mõtle, kui pammer see on, sa oledki nagu mingi 5- liige, full nagu, popite on ju, kõik biffid tahavad keppida. Ja siis on nagu paksass, kes lihtsalt lohistab backerisse nagu liiga noori naisi, lihtsalt vibe kill. Jaa, ei no full vibe kill. Ei no mõtle, kui sa pead reaalselt nagu tõmbad nagu mingi juti kooki ja siis samal ajal mingi biff räägib, et tal on homme kontrolltöö, Jaa, kujutan ette küll. Viskas ka, sa kujutad päris hästi ette. Ma alati mõtlen nagu, millest nad räägivad, need inimesed. Kui sul on mingi, sa oled 30 ja sul on mingi 18 aastane, nagu millest te räägite? No mis kell kool läbi saab, millal ma järele tulen sulle? Rohkem ei saagi olla väga midagi. Okei, teeme siis act out'i, et mina olen siis Sass Enno, sa oled 4-aastane tüdruk. See tundub nii loomulik. Teeme act out'i. Tšau. Tšau. Kas sulle koerad meeldivad? Mis mõttes? Kas sulle meeldivad koerad? Nagu... Kassid rohkem. Väga huvitav. Kas panin vannis vee jooksma? Mis mõttes? Okay, ma juba ei oska. Vaata, aga mõtle, kui haigelt nagu game'i Sass Ennol peab olema, et ta suudab selles vestluses nagu navigeerida. See pigem just ei ole game ju, see on nagu... Ei, see on väikse lapse, kes ei saa munniga aru. Mul oli praegu juba halb olla natuke. Ma tean, see oli üliebamagav ja sa tegid nagu liiga veenmalt. Jaa, sorry. Sa tegid liiga veenmalt seda. Ma olen nagu rock hard. Ma olen nagu diamonds. Paneme kinni sulle. Aitäh. Jõudsime juba rock hardile. Nali, Sam. Ära kuse. Nali. Vastuolulises Päikesejänkude episood 2026. Sam, veider rollimäng. See pealkiri. Kohatu rollimäng. Ei. Kas ma panin su kuidagi nagu... Ebameeldivalt tundma? Mitu korda? See mees, sa ausalt vastad. See on showbusiness. No aga kujuta ette, kuidas see tüdruk ennast tundis. Ma läksin liiga sinna rollis. See oligi, me tahtsimegi anda praegult nagu kuulajatele, vaata. Et mis tunne, et kuidas see asi välja näeb? Ebamugavalt, see on rollimängus. Siis kujuta ette, kuigi mul on nagu see küsimus, vaata. Et okei, siis üks markantne siis seik on ju, mis on meediast ka läbi käinud, oli see, et Sass oli siis ära teinud oma Sassi asja, on ju, siis selle verinoore tüdrukuga ja siis oli nagu saatis nagu vanni tuppa ja vann oli juba nagu täis, vaata. Ma tahaks teada, mis oli selle vanni vee temperatuur selleks hetkeks? Et siis kui ta sai nagu sinna tuli kuuma vanni, siis see tähendab, et Sass on minuti vend. Ma mõtlen, et kui palju kordi see on juba juhtunud, et ta mõtleb nii ette, et ta paneb vanni vee enne. Ja see on juba nagu... See on liiga planeeritud. See on nagu Roger oma päeva planeerimas, vaata. Et kell 4 Balta turul käin söömas, siis kuradi autohooldus, kõik on läbi mõeldud. Et vaata, paljud... Ma ei saanud isegi aru, mis kuradi... Paljud kiruvad Sassi
nende tegude eest, aga keegi ei kiida tema logistilist taibukust. Retarded riff. On siis retarded riff. See on hea, kuule meie podcastil on uus nimi. Retarded riff. Lihtsalt, mida vittu. Tead küll, kuidas Rogeril on päeva paigas kell 4 sööma pärast autohooldus. Ta on täpselt nagu Sassinno. Täpselt nagu Sassinno. Tead küll nagu super võrdlus. Ega ja vend planeerib oma päeva ette. Sam nii hullult soovib, et see episood oleks läbi saanud 90. minutil. Aga siis lihtsalt nagu ja võtame sponsori basiinid kätte. Näita nüüd. Kui sul on vaja kuhugi lapsi vii ta garaaži. Ai, see läheb aina hullemaks. Vii ta garaaži, ütle, et sul on jäätist. Aga mitte Ben & Jerry's, sest nemad ainsana ei tõmmanud oma ärisid Venemaalt välja ja Eestis endiselt buumin. Mul on hea meel, et me jõudsime majanduse ja tagasi majanduse. Vaat nüüd on lihtne kattida seda viimast 10 minutit nagu. Midagi oleks Tän võtab eraldi endale selle sassi osa välja. Jah, aga aitäh, Sam, et sa tulid viimast korda siia episoodi. See oli väga päikseline. Loodan, et sa mõtlesid selle kodus enne välja, et siis kui me lõpetame, siis ma ütlen, et see oli väga päikseline. Ja, no ma lootsin, et on päikselisem, aga sellegi poolest no ma ei hakka... Mul me teinekord päikselisema ja vähem seda... Miks sa nüüd läbi hammasta, sa ütlesid kui... Mul on tupp suus. Mul on tupp suus. No alustame selle teemaga ja me lõpetame selle teemaga. Jah. Ja. Ei, see oli üks kõige ebameeldivamaid podcaste, kus ma olnud olen sellest suhtes, aga see on omamoodi lõpus. See on promoklipp. See on nagu täitsa promoklipp. Aga aga sai asjadest räägitud selles suhtes. Tähtsatest ja vähem tähtsatest. Ja. Kus sul on nagu silmad märjad? Ei, nii hull ei ole. Ma pärast tagasi sõites koju nutan arvatavasti. Viimane kord, kui ma jah ütlen ühelegi podcastile. Sam... Me võime seda mitu korda üles uploadida. Me teeme selle nagu mitmeks eri osaks. Saatke Delfile ka vihjena see podcast. Terve aasta jagu sisu teile siit. Ma ei tahtnud sind ebamuvalt tundma. Ei, mul on väga hästi. Hea asi, et keegi ei näe seda. Meil on siin kõrvaltoades vann täis. Saad natuke relax. Sa saad nagu selle rõveda tunde maha pesta. Sa soovid, et sa oleks dementne. Tõesti, ma loodan, et varsti on need kiibid ajus ja ma saan ära kustutada selle osa lihtsalt. Ma istun 80-aastasena vaata seal toolis ja ma saan nagu uuesti mängida neid klippe enda ees. Miks ma jah pidin ütlema selle. Scrollin tagasi uuesti nagu vaatan jälle seda osa, kus... Selle jaoks kuu aega üritasime stuudioaega leida. Et kuu aega anticipationit ja siis lihtsalt sõidan sisse. Ei, see oli... Ärkan su kõrval ja näen, Sassenno on paremal käel. See on suur lotteri. Hea, et Nivoga ära seostasime. Mõtlesin, if on ka tõmmata. Paneme ifile sassi pähe. Paneme talle need väikesed kroksid kassid. Kuidagi võiks ifi igale poole tõmmata. Okei, palun vabandust. Ma andestan sulle. Ma olen just, otse tuurilt vaat. Mis tuurilt? Sa ei ole ühelgi tuuril praegu olnud. Tartus oli 2 show'd. Okei. See on massive tuur. Ma olin kuradi... Ta on väsinud. Ma olin 5 tundi Ariga Range Roveris. Sa arvad, et ma tulen mingite tervislike wholesome riffidega sealt välja? Minu arust on täiesti regu episood. Täiesti regu episood. Aga ma lihtsalt kujutan ette, et võib-olla vaata, kuna sa oled nii wholesome vend, see on see, mis sind nagu eristab muusikamaailmas on ju. Sa laulad väga elulistest ja sellistest nagu kõlbelistest asjadest, et siis mingis mõttes me olemegi nagu Batman ja Joker, vaata, et sina oled selline õigluse ja valguse rüütel ja mina tahan lihtsalt näha, kuidas maailm põleb, on ju.
aga kas saab olla ühte ilma teiseta? Ei saa ja sellepärast see... Me oleme yin ja yang. Yin ja too young. Ära aitab sassi nalja. Pahandus. Seda isegi nagu tegin oma neid brände, vaata. Foreshadow'is tulevikku. Pelmeenid, pahandus. Sest ta on pelmeen, kes sattus pahandus. Ma ei ole repertuaariga nii nagu... Ma olen väga invested. Pelmeenide nimi oligi pahandus nagu. Ja. Mida ta oma kodunt tegi, vaata neid pelmeene. Hei Preili, tule üles, saad oma pelmeeni kätte. Ja siis Sass-Enno vannis, mis on täidetud hapukoorega. Siin su pelmeen on. Vannis, mis oli täidetud hapukoorega enne, kui ta sinna sisse läks. Nüüd on põrand täidetud hapukoorega. Okay. Sam, kas sa tahad ära minna? No, see tundub, et see ei saa nagu läbi. See ei saa kunagi. Meil tulebki esimese vaatuse lõpp on kohe. Sa lähed väga leigesse vanni vette. Peale vanni on siis nagu teine osa. Ja, see on praegu alles selline soojendus. Me isegi lindista praegu. Et praegu saime nagu juttu heale soonele. Et nüüd, kui selle temaatika ja energiaga jätkata, ma tunnen, et ma nagu hoian sind vestluses nagu sinu nõusoleku vastaselt. Jaa, seda ka. Et su silmad ütlevad, palun ei, su keha ütleb kind of, jah, vaatab. Okei, Jesus. Sa oled kuidagi eriti hea. Tüüp ennast sisse rääkimas. Nagu... My mind is telling me no, but my body, my body. Man, listen to your mind. See teeb, su suu ütleb ei, aga su keha, baby. Su keha ütleb fuck yeah. Siit saab jälle selle eelnõu teemaga ära siduda, aga aitab. Su keha on nagu nõmmel see roheline tee, vaata. See oli päikesejänkud. Mul on hea meel, et ma sain... Ma tulin siia selles suhtes. Oh yeah. Ja aitäh, et sa tulid. Need olid Daniel ja Roger. Ja ärge pange tähele, et nad segavad sisse. Et tänasega on see episood läbi. Vaadake ka järgmist osa ja olge ikka muhedad. Järgmist osa, kui Sam enam ei tule. Ei. Sest et tal on karjäär, tal on liiga palju kaotada. Järgmises osas on uuesti Sass-Enno. Ta ei vasta. Praegu sai pressituur sai läbi. Ta ei ole vastanud paljudele mu meilid. Mul on see, et ma vaatan lihtsalt, mul tuleb Google alert, Sass-Enno popping right now. Et kurat, all the rage right now. Ma olen lihtsalt selline trendi tüüp, vaata. Ma nagu, vaata, sulle meeldib stokse osta, mulle meeldib neid shortida. Ma shortin neid, mida controversial ilmselt parem. Aga aitäh sulle see. Jah, ma nüüd lähen. Jooksuga. Vann on veel soe. Vanni! Diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma?